Sellised mehed on kogunema stardijoonele. Nii, tere tagasi siis Delfi ekraanile ja Kaspariga. Siin tegime väikse pausi. Vaatan, tal on kokka, mul on kohvi. Mul läks ka väike purks. Aga nüüd meeste liitsõit tänase päeva maasikas. Kõik me oleme seda oodanud. Mehi oodatakse stardijoonele samal hetkel, kui meil on jäänud umbes 4 minutit siis. Ja 4 minutit praeguse seisuga, et kutsutakse starti siis esimesena, kes juba stardi seal listi nägi, et noh, siin kalapüügiga tegeletakse siin. Nojah, need on need kohalikud võlud siin, et temperatuur 18 kraadi, tuuhekiirus 3 meetrit sekundis ja pool pilvisus, ütleme nii, et päikest kannatab võtta küll, et tädil on päris hea pruun jume juba peal, et see täna võtab. Et praegu jah, kutsutakse liidi rattureid siis starti. Kokku peaks siis olema startijaid meil 25, et päris niisugune korralik seltskond täna startimas ja mitte vähega esinduslikum, et ikka... Nii, kaamera luurab meil metsas siin korraks, kohe kiirelt heidame pilgu siia peale, siin on see tropi koht siis just. Ja kaameramees läheb, vaatab ise järgi, et kui sügav see kukkumine on ja siit on nüüd näha, et see on ikkagi päris sügav kukkumine. Praegu oli päris hästi näha seda kukkumist, jah, et jah, stardilisti juurde, et 25 kokku, ja päris niisugune esinduslik seltskond ka, et mehed eliit, mehed underid ja mehed juuniorid siis ühistardis. Ja noh, number 1 Martin Loo siis, kes on ka tänase sõidu peafavoriit, aga kindlasti ei saa unustada ka Peeter Pruusi ja Peeter Tarvist ja ka Cycling Tartu poisse Markus Pajurit ja Rait Tärmi, nii et kindlasti kõva lahing siit tuleb. Ja ärme unusta, et Gert Jõer. Just, et Gerdil on ka kindlasti oma sõna siia sekka öelda, et Gert on nüüd ka viimased aastad tõsiselt seda maastikuratast harjutanud, et isegi taga siin võidu ju sõitnud ja nii, siin meie ees on ka see stardi nimekirju nüüd, et Gerti Jõerast jah, et ütleme nii, et see tehniline pool metsal on tal tegelikult päris hea, nii et huvitav saab olema, jah. Ja siis veel meie Rait Tärm, kes eelmine aasta Euroopa meistrivõistlustel maanteesõidus 3. oli kuni 23 aastaste seas, taga ju väikese paigi põhjaga meil, et küll nüüd jah, viimasel ajal koos Markus Pajuriga enam ei ole paiki nii palju sõitnud, et selge see, et siin pigem Loo, Pruus, Jõeäär võiks need 3 meest olla, kes otsustavad medali saatuse, aga saame näha. Jah, et selles suhtes, et seltskond on esinduslik, et noh, et Martin Loo ikkagi juba viimased aastad siin maastikusarja või maastikukrossi, olümpiakrossi nagu valitsenud, Peeter Pruus 2-kordne Euroopa meister rattamaratonis, Gert Jõer ette näidata ka ju tegelikult päris häid tulemusi koduses maastikusarjas. Siin me näeme stardis, et Rait Ärmil on stardi number 13. Ja number valepidi, et valepidi keeratud, see on täiesti lubatud, kohtunikud lasevad sellise vimka läbi, et number 13 võib tagurpidi keerata. Ja, et Markus Pajur siis vasakus nurgas Cycling Tartu särgiga, et mäletame ju eelmise aasta sügist, et Cyclocrossis siis lõpetas siis Martin Loo valitsemise Cyclocrossis, kui ta võitis nagu just nimelt Martin Lood. Nii, aga nüüd on siis kõik valmis, et küünanukid on kõveraks lastud ja stardipauk ja kohe nad siit sõidavadki siis kommentaatori bussist meilt mööda ja nii, siit vasakus servast pani keegi ilgelt kõva stardi meil. Et noored jah, et see oli siis meil kohe ütleme Smartposti Oskar Kontus läks üldse kõige esimesena siit minema, et no maanteemehed kohe näha, trügivad ära, seal tuleb Kärm, seal on Pajur, et jah, aga üllatavalt hea stardi on tegelikult teinud enda kohta Martin Loo, kes just stardis väga ei ole kunagi hiilganud, et eks ta oma positsiooni nüüd 5-6 praegu läheb siia esimesse kurvi, et tundus, et tuli kui üks tasa ja targu. Artur Kooser siin lõpus vaatas, et rabelege, ma tulen omas tempos. Et Martini näol jah, et Eestis ta ongi niimoodi, et stardist nagu väga aktiivselt peale ei lähe, aga kindlasti siin esimese ringi poolega ta selle endale hea positsiooni välja võitleb seal. Ja nii, Kontus annab tulla. No nii, väike vahe sees. Cycling Tartu, Rait Tärm, Pajur, Loo, siis on Peeter Pruus. No igal juhul kõvasti. Ässad on jah, kontrollivad taga. Igal juhul kõvasti Kontus kõrvetab ennast ja Pajur läheb kohe, et seal ei ole nagu midagi tagasi hoida. Nad jah, väga julgelt võtavad praegu ette ja ikkagi teevad sõidu paremaks. Just.
sest no selge on see, et siin paigimeestele lõpuks vastu saada on keeruline, aga seda enam on see sõit tehtud ikkagi nüüd aktiivseks ja ei ole midagi nagu naistes, et hoiame natukene ja vaatame natuke ja siin ikka pannakse nii palju, kui torust tuleb. Et ega ongi, et ega maastikusõidus ega siin stardis nagu midagi tagasi ei hoida ja nagu näha, et ennem siin väikse kohvipausi ajal oli ka, et pealtvaatajaid on ikka päris palju siia eliidisõiduks kohale tulnud täna. Nii, nüüd meil pilt läks küll täiesti teise raja otsa, saaks pildi sinna nüüd teise punkti kuidagi, siis oleks päris hea, siis näeme, kuidas nad metsa vahel ka sõidavad. No see on nüüd jah raja lõpuosa, et kui see viimane niuke tõsisem kiirem laskumine. Kilomeetri lõpuni bossi. Et siit on kilomeeter minna jah, et prügikast ilusti kõrva ja pilt on nüüd metsa vahel. Ja siit metsa vahelt me nüüd neid rattamehi ootamegi. Saame näha. Et kindlasti jah, et siin stardis eliidil nagu ei hoita midagi tagasi, et siin tõmmatakse ikkagi see esimene pool ringist kindlasti just selle positsiooni hoidmise ja selle jaoks, et tagant on nagu väga keeruline niisuguste singlite peal ettepoole trügida. Ja siin on näha, et meil on ka kaamera nüüd jalad alla võtnud ja liikunud sellelt kohalt ära, kus ta ennem oli ja liikunud nüüd tundub, et täiesti kellegi nüüd õla peal, jah, opereeritavalt läinud sinna esimese nuki peale, mida me eelmistel sõitudel nägime ainult eemalt. Ja nüüd me näeme seda kohta ilusti, kuidas nad siit tropist, see on ka suhteliselt järsk laskumine, et ta ei ole tropp, aga selline suhteliselt järsk laskumine alla ja vaatame nüüd, kes siin metsa vahel esimesena tulevad, et kohe peaks nad mehed siia jõudma, sest sinna üles tõusu peale ju ära mindi juba, et sealt ei tohiks pikk maa siia metsa vahele olla. Ja, et siin vanuseklasside järgi siis mehed eliit, neid on siis 9 tükki. Nii, sealt nad tulevad. Ja ongi. Pajur ees. Loo taga ja Pruus oli vist 3. Jah. Kontus ja tegelikult Ärma juures on juba väike vahe, siin on Jõeäär. Josten Vaiden, Peeter Tarvis. Kirill Tarassov. Ja, siis on Viljar Kannimäe. Siis oli Porter Racingu... Kirill Tarassov on kuidagi natukene siin tagapoole. Ja Joosep Mesi tuli seal mitte Kirill, vaid oli see üldse minu viga, oli Siim Kiskonen. Et Kiskoneni poolt ootaks ka täna niisugust korralikku lahingut. Ja Kiskoneni puhul ka väga osava ratturiga tegemist, küll maanteeratturi ja paika seda pähe, aga tegelikult on väga osav rattur. Ja. Et andmine on jah esimestel ringidel kohe siin tõsiseks andmiseks läinud, et nii, ja siit nad tulevad, Pajur annab kuuma, et loodame, et nüüd üle ei pinguta. Just, et see esimese ringi täpselt, et noh. Ikka kõrvetab korralikult siin minna praegu. 1,5 tundi eliidisõit, et aga tunneb hästi, et rada tal on teada, käisime siin ka seda videofilmimas temaga, kui rada valmis sai, et tutvustada teistele natukene. Ja ongi vahe sisse sõetud, kolmekesi mehed läinud just tänu sellele, et see kontus jäi sinna vahele ja Jõertel ja nendel ei ole väga variantigi. Ei ole varianti mööda minna, et see stardi osa ongi hästi oluline just maastikurattasõidus, et kui sulle keegi ikkagi ette jääb, et sealt on nagu väga raske nagu mööduda. Nii, Porter Racingust on meil tegemist kellega? Henri Grünbergiga. Henri Grünberg, jah. Ja mees juunioride vanuseklassis alles veel sõitev. Jah, et tema on päris tublilt alustanud seda. Juunioride koha pealt siis just vaatuna. Et kui me jah siit seda startlisti, siis noh, et professionaalsed ikkagi maastikuratturid meil on ikkagi täna Martin Loo ja Peeter Pruus, kes siis vastavalt Martin Loo siis Trinex Factory tiimist ja Peeter Pruus siis Torpedo Sütritolist MTB-st, et nemad ikkagi rohkem jah maastikurattale spetsialiseerunud. Nii ja siin tuleb tasajatargu Artur Kooser. Ei ole hakanud üle kohe punnima. Kiiret ei ole. Ja tundub, et võtab suht ettevaatlikult ka alguses. Tegemist on siis mehega, kellele meeldib ka triatlane läbida. Multisportlane, mitmekülgne. Et profe kui selliseid on ju tegelikult meil ju veel siin, et Cycling Tartu näol ka ju sellest aastast ikkagi professionaalne kontinentaaltiimina, et Markus Pajur siis, kes hetkel siis sõitu juhib ja Rait Härm ka, et no jah, sõitmise eest nad küll seal palka ei saa, et no ikkagi professionaalid. Seda küll, et panevad elu hinge sisse, et kuhugi välja jõuda. Siin me näeme Rait Härmi isa rajal liikumas, pojale kaasa elamas. Et jah, et siin eliite oli siis meil 9, MU-d on meil 6 tükki ja juunioreid on siis 10, et 3 medalikomplekti siis välja jagatakse, et mehed eliit, mehed U ja mehed juunior, aga
no MU läheb ka meeste eliidiarvestusse. Just, et kui ikkagi mehed under, keegi ikkagi eliidis top 3 tuleb, siis ta võtab selle eliidimedali ka ära, et sõit tõotab tulla põnev jah, et Martin Loo ja Peeter Pruus praegu pigem siis vanade paigikaladena võib-olla isegi kontrollivad seal praegu seda sõitu taga, aga kohe-kohe nad peaksid siia telepilti ka meil jõudma ja siis on nagu meil natuke asi selgem. Nii on ja nüüd, kui me ootame siit teisest kaamerapunktist pilti. Et noh, siin ennem oligi tegelikult hästi näha, et Kerti Jõeääre näol, et jäi sinna noorte taha natuke seisma ja sealt see kohe vahe käriseb, et Gerdil on tükk tegemist nüüd, et seda vahet nagu kinni sõita. Nii, kolmik tuleb koos ja Pajuri juhtimisel endiselt. Et Pajur on ikka otsustanud kohe nagu vanadel, ütleme, koormuse peale panna. Jah, et ega siin midagi tagasi ei ole hoida, et selles suhtes, et just ongi, et nüüd et ennast väga ära ei küpseta, et ja sõitsin ka rääkisin juttu ka Peeter Pruusiga enne starti, siis Peeter ütles, et siin nädala jooksul jalg kõige parem olnud ei ole, et kuidagi ei ole vist viimastest treeningutest õieti ära taastunud. Aga no hetkel tundub, et täitsa okei ja nüüd Rait Tärm ja Kerti Jõeääre on seal just, tulemas. On saanud ka sealt nüüd selle liikuma jah, et nüüd paistab, et aga noh, vahe on sees, et seda vahet nagu praegu kinni sõita on neil päris keeruline. Et no see on ikka korralik pingutus, siis minnakse nagunii juba väga hea kiirusega. Josten Vaidem ja Peeter Tarvis tulevad ka ja Kirill Tarassovit seal kaamera nurgas siin veel ja siin taga siis ongi meil see Smart Post. Nii Kontus tegi vea siin, pani külje maha. Et see on see, kui lähed nii haplalt peale, et no Siim Kiskonen ka tuleb siin, puhib. Siim tegi sama vea. Seal on midagi nüüd, mingi koht on nüüd seal välja sõidetud, millega nad oska arvestada. Pinnas on kuidagi vist pehmeks eelnevate startidega sõidetud, et Markus Pajur jah, et praegu ju siin midagi tagasi ei hoia. No Loo ja Pruus tunduvad on suhteliselt mugavalt järel, et no eks nüüd Pajuri taktika vist on see, et üritab kolmanda koha peale nagu sõitu teha selles mõttes, et sõidab kõva tempoga vahe sisse, aga ma vaatan, ega Lool andis järgi minna praegult, ta andis järgi nagu. Ega seal ei ole päris midagi, et Markus on tegelikult päris hästi seda tunnetab, et noh, peaasi, et ta nüüd üle ei pinguta selle esimese ringiga, et võiks jah järgi lasta nüüd siledam osa peal, et natuke teistele ka tuulde keerata, et ei ole siin vaja kohe pildituks sõita, poolteist tundi minna ju. Et jah, meil siin on hea kommenteerida siin muidugi siin teleka taga, aga eks nad tunnevad ise seda kõige paremini, et kuidas ja mida ja täpselt aga nii. Ei, Loo istub ilusti ja Pruus ka, et Rait Tärm ja Kerti Jõeääre siis on jah, et vahe on päris korralik, et Kert on nüüd Raidust mööda läinud, et saab hakata ka nüüd oma tempoga sõitma, aga noh, see vahe on ikkagi niisugune 20-30 sekundit juba. Ei oleks elu sees oodanud, et poole ringiga pannakse selline vahe sisse, et see on ikka valus, mis siin tehti praegu. Ja, et kohe algusest anti niisugune valu peale, et Peeter Tarvis ja Josten Vaidem siin on juba päris suure vahega ja Kirill Tarassov samamoodi. No paljud mehed siin taga praegu tulevad, mõtlevad, okei, siin on vaja kiirelt oma tempo sisse võtta ja hakata jõudu jagama, sest see, mis Markus Pajur praegult, see tempo, mis ta peale on pannud, no see on ikka meeletu, et saame näha nüüd, kaua ta seda tempot ise vastu peab, aga igal juhul mees on stardist läinud küll igal juhul niimoodi minema, et ega siin teistel ei olnudki midagi enam öelda, et kaks parimat Loo ja Pruus jaksasid kaasa minna ja oli kõik. Jah, et noh, eks näha ole, mis see nüüd Kerti Jõeääre meil seal, kas tal oli see nagu kohe šokina kohe, aga noh, teades teda nagu vanat diislit, et eks ta sealt nagu tõusma hakkab, et ja ei, ta suudab oma üleval hoida, see on selge, et tema juba jõudu oskab jagada. Viimastel aastatel on ju Kert ka sõitnud XCO Eestikaid ja on ka seal ikkagi kolme hulgas olnud, et medali peale ta kindlasti täna tuli, et jah, et alla selle ta koju taha kindlasti minna. Ja. Et selge see, et ta võib-olla päris Loo ja Pruusi vastu ei unista, aga no mine sa tea, eks ole, tänane rada võib ta isegi natuke soosida. Et siin siis jah, tagumised juba, et juuniori klassi sõitjad siin oli Janek Robin Kukke nägime siin Kalevi jalgrattakoolist ja Pärnu Kalevi Ken Posti. Number 22 on Viljandi Johannes Tiirats meil siin päris julge hüppega kohe peale, et tagasi nagu siin ei hoita, jah. No jah, siin on selles sõidus on juba näha, et enamus ikkagi, ütleme nii, et mõne erandiga ikkagi osatakse rattaga väga hästi juba sõita. No jah, siin on jälle siis Viljandi jalgrattaklubi peaks olema Tauri Toom äkki, kui ma ei eksi.
No, number 23, ei, Kusti Reier oli hoopis. Kusti Reier, jah, temal oli elu juba natuke keeruliseks küll tehtud selle stardikiirendusega, näha oli, et seda ära seedida ei ole lihtne. Et väiksed pealtvaatajad meil ka siin kõvasti raja ääres, et nii, ja siin meil tuleb siis Artur Kooser, et tema on juba päris pikalt maha jäänud, et siin Martin Looju hakkab juba finišisirgele meil tulema. Jah, et kui me siin nüüd seda kellaaega vaatame, siis 11 minutit on nagu seda sõidetud, et kohe-kohe nad peakski siia keerama, et ja tulevad esimesed, et väga kiire ringi aeg, et väga kiire. Jah, nüüd ootame andmeid ja Pajur ei ole vahetust andnud, veab, et Markus Pajur ei ole endast kogenumatele meestele seda vahetust andnud, kes eeldatavalt võiks paremini selle raja peal hakkama saada ja 12 minutit ja 4 sekundit, et väga kiire esimene ring, jah, et aga kolmik läheb siit nüüd selle meie kommentaatori bussi juurest nagu suht rahulikult. Jah, Pajur siin ei vajutanud. Gerdil tuleb siin kõvasti tööd teha ja Peeter Tarvis on ka nüüd lõpuks siis oma rütmi sisse saanud, et saab kohe Gerdi kätte ka. No Peeter Tarvis on teada diisel, et tema liigub terve raja samal kiirusel. Jah, et Tarvis Peetrit teades siis ega ta veel alla ei ole andnud, aga tagant on jah väiksed vahed kõigil, et Josten Vaidem ja Kirill Tarassov, et seal ei ole veel nagu midagi, et nii, siin nüüd joogipunktist tuli Tarvis, Ärm, Josten Vaidem. No tundub, et siia tekib mingi duo Vaidem, Ärm siia taha. Tarvis pigem võiks Sõjärve järgi võtta. Ja siis siit edasi juba jah, aga esikolmik läheb ikka... Näete, kuidas mehed hüppavad sealt lausa alla, et hoopis teine minek. Et siin ikka sõidetakse korralikult praegu, et ringi aeg ise juba näitab seda, et tempo on peal poistel. No vaata, kuidas Pajur vajutab, Loo peab reaalselt pingutama, et järgi minna, et siin ikka praegu ei võita midagi tagasi. Et näha on kaua Markus niimoodi jagub, aga no Kerti Õherle ja muud üle kui sama vahega praegu siin püsida, et Raitärm on uuesti Peeter Tarvisi kinni võtnud, et ei lase Peetril ära minna, et üritab sinna Petsiga koos sõita. Saame näha, kas tekib siia nüüd mingi trio või kvartett lausa, et kas ka Kirill jaksab sinna punti nüüd sisse minna. Et ma ise arvan, et nad sõidavad lõpuks ikkagi kokku, aga seal see tagumine punt, mida siis Siim Kiskonen vedas, et seal oli juba päris niisugune märgatav vahe, niisugune 15-20 sekundit. No igal juhul esimese mees juuniorina ongi siis Porter Racingu Hendrik Grünberg läbi tulnud, keda me siin Porter Racingu särgis ka ennem nägime. Ja Tauri Toom pidi, kes läks nüüd Viljandi poiss, et tema peaks siis juuniori klassi praegu hõbemedalis kinni istuma jah, et teisel kohal, et igal juhul esimesena läks Markus Pajur, teine Martin Loo, kolmas Peeter Pruus, Kerti Õier, Peeter Tarvis, Raitärm, Josten Vaidem ja Kirill Tarassov esimesed 8 siis on siit läbi läinud ja Siim Kiskonen liikus meil 10. positsioonil. Nii, Oskar Kontus, kes siis tegi vägeva esimese poole ringist, ütleme, või veerandi ringist, siis tema on langenud juba 11. Joosep Mesi meil Pärnu Kalevi spordikoolis 12, Viljar Karnimaa, meeste eliidi litsentsi võtnud 13, tema ju töö kõrvalt tegelikult harrastuskorras käib trenni tegemas. Egert Johansson 14, Joosep Sankman 15, Gert Järva 16, Aksel Rantanen, soomlane meil siin stardis 17, tegemist on lahtiste meistrivõistlustega. Rando Martin Evendid CFC spordiklubi 18, Ken Post 19 ja Janek Robin Kukk 20. Janek Robin Kukk siis on meil nüüd meie juunioridest on ju Oskar Kontus esimene, teine on Egert Johansson Kalevi jalgrattakoolist. Vabandust, Porter Racingu Hendrik Grünberg on esimene, Oskar Kontus teine ja Egert Johansson 3. Kalevi jalgrattakoolist. Et meie juunioride 4-5 on siis Gert Järva ja Aksel Randanen Soome poiss. Ja oleme tagasi metsa vahel. Et siia nüüd võiks varsti tulla jälle meie, nii Gert Jõer tuleb siit. Et Gert siis on sõitmas meie selle trio kannur. Peeter Tarvis ei ole lähemale tulnud tegelikult Gerdile selle esimese raja osaga. Rait Ärm istub päris hästi ka Petsil sabas, et sealt ma väga ei usu, et Rait nii väga nagu lihtsalt maha jääb, aga siin on nüüd väikene vahetus toimunud. Ja Loo on asjad üle võtta. Martin Loo on nüüd vedama läinud ja tundus, et oleks vaja nagu veel natukene võib-olla käiku lisada,
aga Pajur ei ole maha jäänud, et ma arvasin, et Pajur pani nii ringi esimese ringi, et noh, kui kontra pannakse, et siis jääb, aga näed, Loo pani kontraga, endiselt istub, saame näha. Ei tea, et kui tõsiselt nüüd Martin Loo ka seda nüüd seal ees sõitmist nagu võtab, et eks nad ole ka kogenud sõitjad, et sõit on pikk ja võib-olla ka mõtlevad niipidi, et ei ole siin kohe sõidu algfaasis nagu mõtet asju paika panna. Jah, pigem siin Kerti jäeti nüüd üksi tulema, eks ole, Kerdi Luhkes üksinda see hea sõita siin. Jah, aga noh, vahe on niisugune jah, et silmsidetel, kui sellist ei ole, et seal on nagu väga raske seda tempot kontrollida, et sa küll näed mingitelt tagasipööretelt ja asjadelt, et seda vahet kogu aeg, et seda nagu konkurente kuskilt silmanurgast näed, aga seda ajavahet kui sellist, noh, et seda peaks keegi talle siis ikkagi ütlema, et kas on vaja natukene veel juurde panna, et sinna järgi saada või läheb vahe tõesti pikemaks. Kirill Tarassov tuli siin kõrvalt, tema hüppes see läinud, et sellega ta kohe siin hävis natukene kiiruses, sest Kai Ostenvaiden tuleb kõrvalt. Vaat see on see koht, kus nüüd kõrvalt tulijad kaotavad kiirust. Et Joosep Mehi tuli ilusti hüppest ja sai kohe sava peale ees oleval mehel. Ja sellega ikkagi poisid kulutavad ja näed, sai kohe tuulda neile, et poisid kulutavad rohkem ennast. Siim Kiskonen ka, et niisugune kehva stardi järgselt, et ta on tegelikult oluliselt paremini positsiooni parandanud ja siin oli ka kohe Josten Vaidemi karistas ära, et läks kohe mööda, et seal midagi nagu passida ei ole. Jah, et kohe asja klaariks ja üritab võib-olla veel kedagi eespoolt püüda. Aga start on lihtne maha magada, sest esimese vända pöördega on vaja see klipp sisse saada, nõnda nimetatud. Et jalg pedaalile, seal on klots all, spetspedaal, ja esimese vända pöörde pealt saad sisse, saad kohe spurtima hakata, kui see ei õnnestu, juba kaotab positsioonides. Just, et see lähtestart on ka natukene kergelt niimoodi ülesse mäge ka, et siin peab suht kiirelt selle jala sisse saama, et see kiirus ikkagi siia ülesse saada, aga noh, see stardi kiirendused, noored poisid panid siin ikka väga uljalt kohe peale, aga samas jällegi ongi õige, et ega siin midagi tagasi ei ole hoida. Vähemalt koha pealt minek oli poiste selgeks saanud. Just. Martin Loole tegid, ütleme, silmad ette, et kuidas stardist on ära minna. See on siis meil nüüd see Soome poiss, kes on siia võistlema tulnud number 17, et Aksel Rantanen, et sõidab siis mees juunioride klassi ja üldse mitte kehvasti. Nii ta on jah, et saame näha, mis seis siis sõidu lõpuks on, sest hetkel ta mees juunioride arvestus, siis Rantanen sõitis meil seal kuskil 3. koha peal, 4. koha peal. Jah, 3 esimest olid hetkel Eesti poisid, aga saame näha jah, et Eesti poisid tegid siin väga vinge stardiga, midagi pole öelda. Nii, siin on nüüd Pärnu Kalevi poiss veel näha ja nüüd tulevad ja Martin Loo on hakanud vajutama. Martin Loo võtab asja tõsiselt. Ja, et siin on kohe näha, et siin minnakse nüüd ikka kõvasti praegu, ikka spurtis, hambad ristis, ja vaata nüüd, Pajur jõuga lihtsalt vajutab järgi ja kuskil maha. Jah, et siin minnakse praegu jah, et see kaamera pilt võib-olla natuke petab. Ai ja Bruus karistas ära Loo kohe ja Pajur ka. Ja, et see ongi, et see trajektoor kui selline jah, et siin oli jah andmine, et praegu Martin Loo läks küll seda kurvi nagu väljast, aga ja vaata, kuhu jäi Kerti Õer nüüd. Mehed panid täiega ja see vahe kärises niimoodi, et ja Kert alles tuleb, täiesti lõpp, see vahe on ju pool minutit vähemalt juba. Kerdil jah, et seda vahet on nagu üksinda väga raske nagu tagasi sõita, et kui sul ikkagi ees on rattur ja sa jõuad nagu tema järgi ka natukene hambad ristis pingutada, siis no ja. Ees ikka pandi vihaselt. Jah, et siin on nüüd näha seda kiiruse vahet ka, et kui nüüd 3 esimest tulid ja Kert tuleb. Ikka spurtides, siis praegu ikkagi Kerdil jah, et see kiiruse vahe, et see vahe käriseb jõudsalt. Ja Pajur on ette läinud uuesti vedama, et ei ole siin midagi, et vanad mehed teevad oma, et annab ikka sellist lahingut neile praegult, et no Peeter Bruus muidugi sõidab suhteliselt kavalalt ja kontrollib asja, et lasi Pajuri mööda, nad ju napsasid selle kurvi peal Loole ette. Et siin oli kergelt spekulatsioon ka, et kes siis selle raja peal nagu võiks siis teistest üle olla, siis ütleme nii, et seda on väga raske siin täna meil ennustada ka, et kui siin eelnevalt see ka räägitud, siis lähterada nüüd ei ole, ütleme nii, et kõige tehnilisem ja kõige raskem, et siin ikkagi näha on, et poisid liiguvad kiiruse pealt ikka päris kiirelt. No maailmakarika etapimõõtu rada kindlasti ei ole, arvestades juba seda, millist tõusu mägedes saab, et Eestis seda leida on juba väga keeruline. Ja noh, nagu näha, et Markus Pajur tõesti, et midagi tagasi ei hoia, et läheb uljalt. Jaa. Ei siin Martin Lool jah, võtab, ma arvan, võttis mehel kukalt sügavamalt, mis toimub. Just.
Mis kui toimub? Rene praegu sinu käest küsid, et kelle poolt nagu sina oled, et kelle peale Ei, no mul on, ütleme nii, et selline reaalsustaju omast arust on päris hea, et süda poksub loomulikult praegult võib-olla natukene Markuse poolt, sest paratamatult oma klubi poiss, aga seda ma mõtlengi, et aga no teisest kohast ma siin kardan, et kurat, kas nüüd, vabandust sõnade valiku pärast, aga vist on natukene üle pingutatud. Saame näha. Igal juhul seda ma usun küll, et Peeter Pruus sellise raja peal võib Martin Loole väga hästi vastu saada, sest ma tean Pruusi sõidustiili ja hästi jõuline sõitja ja see rada on jõulistele sõitjatele. Et jah, et ma tahtsingi tegelikult sinnani jõuda, et Martin Loo ülekaalu selle raja peal väga nagu välja ei tooks, et ta just ei ole jah, et väga niisugune tehnilisi kohti on, ohtlikke tehnilisi kohti on vähem. Just, ja need tõusud ei ole nii pikad ka, et kus nagu tõesti nagu eest ära ronida. Jah, et kehakaalu kilogrammi kohta see vatt hakkaks selle rolli mängima. Just, et eelmise tõusu peal, kui siin Martin Loo esimesena tuli seda tõus, et siin ikkagi sadulast püsti pandi see tõus, et üldjuhul ikkagi niisugused X-rajad, kus on ikkagi pikad tõusud, minnakse seda sadulas. Jah, sest see on liiga ressurssi kulutav. Just, et siin oli näha, et siin minnakse ikkagi raske rauaga sadulast püsti, jah, see on hästi intensiivne rada selles suhtes, et sa tõmbad pulsi lakke ja siis istud selle kõrge pulsi peal. Aga jõudu rakendada nii palju justkui ei saa, sest sul see tõus lõpeb ennem ära. Just, et siin oli näha ka jah eelnevalt, et tuldigi ikkagi suht raske rauaga, et niisugust niinimetatud nagu tsiksimist, et tasakaalu hoida, et seda nagu selle raja peal ei ole, et pigem ongi, et Peeter Pruus kui niisugune tugevama lihasega sõitja, et seal ma arvan, et Petsil täna on päris hea šanss. Nii, siin on pildis meil Joosep Sankman Viljandi jalgrattaklubi vormis siis. Et noormees sõidab praegult Prantsusmaal Saint-Étienne'i klubis muidu koos Siim Kiskoniga, kellest ennem juttu oli. Et tulnud ka siin meelt lahutama siis Eesti meistrivõistlustele olümpiakrossis. Jah, et tegelikult jah, siin see MU ja meesjuuniorite ka siin nagu vahed nagu väga pikad ei ole, aga jah, et esimesed 3 on ikka läinud ikka väga võimsalt oma teed, et siin on siis meil see Soome poiss. Jah, natukene Katjuša vanat vormi siin meenutab, et selline tumepunane. Ja siin on Grünberg tulemas meil, jah, Porter Racingust. Number 21 on nii, jah. Just. Ja Kontus, kes siis tegi väga hea stardi, aga no, asi seegi, tegi korraks ikka meie tipptegijatel... See oli number 20, kes oli läks või? See on Gert Järva hoopis Smartpostist. Ja nii, liidrid siis tulevad ja võetakse praegu rahulikult. Et ju siis prooviti seal kuskile, vaadati, et keegi maha ei jää. Sõidame siis koos? Jah, sõidame siis koos, jah. Et siit praegu kommentaatori bussist ka, et juba siin... Peeter Pruusi juhtimisel minnakse siin. Just, ja 3. ringi algus, et juba käsi käib taskus ja juba võetakse energiakeeli, et tunnetatakse ikkagi ära, et see algus on olnud väga intensiivne. Just, et võetakse rahulikult. Mis see Pets teeb? Parandab ratast omal jalaga? Pruusil on siin jah, mingi väike, nii Markus Pajur siis kasutas võimalust ära. Läks ise ette, aga Peetril jah, mingi värk seal korraks ta pilgu viskas sinna tagaratta poole, et kas siis käiguvahetus või midagi. Kas on võimalik jalaga kuidagi käiguvahet ja sidurit puutuda sealt? On ikka jah, kõvemad mehed isegi sõidu ajal saavad oma parema käega selle käiguka näppimisega hakkama. Aga ma ei tea, Pets kuidagi sinna pole väga kahtas, et sirutus oma jalga seal ei vaatas midagi. Seal võib olla ükskõik, et seal võib ju olla mingi puutokk ja kuskil vahel. Lükkab ära selle sealt. No igal juhul 3 koos nad siit tulevad, samal ajal kui Peeter Tarvis nüüd läks meil siit stardi-finissi joone pealt. Just, et vahe Gerti Jõeraga tegelikult ei ole palju, et siit 14 sekki. Et kui Gert siin oli nüüd siit peale meie kommentaatori bussi laskumise all Pets üleval, siis täpselt sama vahega lähevad ka Tarvis ja Ärm oma vahel, nii et... Jah, tundub, et Tarvis on Raidust lahti saanud, et Rait maanteemehena läksin lenksu peal positsioonis. Just, võttis aerosse ennast. Jah, et kasutatakse igat võimalust ära ja nii, Siim Kiskonen meie juures siis möödas liigub siit, jah, et tema jõuab järgi ette küll, ma arvan, sinna Tarvise punti, sest ta tuleb väga hea kiirusega siit tagant ikkagi. Et Siim Kiskonen selle stardi jah, täiesti magas maha, et jäi sinna päris sappa kinni, aga praegu tõusus joones ilusti. Ja kaotus 24 sekundit Tarvisele Kiskonil hetkel, nii et jälgime seda vahet. Josten Vaidem on millegi pärast meil nüüd maha. Raja kõrval. Ja midagi tal on juhtunud. Ega Josten Vaidem tuli nüüd kõrvale, et miski asi talle ei sobi. Niimoodi kiirelt pilguga jah, et ei oska nagu kohe hinnata olukorda, aga midagi tal ikkagi oli.
Ühte asja ma tean, Josten on meeletu diisel ja kui nii punase start antakse nagu siin praegu, siis tõmbas võib-olla korraks ikka hinge nii kinni, et ta vaatas, pagan küll. Võib täitsa olla, jah. Et ehmatas nii ära, et jah, vaatas pulss läks üles, enam alla ei pruugi tulla palav ilm ja jäägi muud üle, kui oled oma võimid niimoodi üle hinnanud, siis pead lihtsalt loobuma sõitmisest. Just, et nüüd on väga põnev hetk see, et kui lõdvalt nüüd nad seal esikolmik nüüd sõitma hakkab, et prooviti siin ju eelmine ring täiega nagu eest ära sõita ja pandi päris vihaselt, aga vahesid ei tekkinud. Et kuidas nüüd Gert ja Peeter Tarvis ja Ärm ja Kiskonen sealt tagant tulevad, et kas nad tulevad nüüd lähemale esikolmikule, et see on nagu täitsa huvitav nüüd näha, et jah, siin jälle see Kalevi jalgrattakooli Kirill Tarassov oli see mees, kes siin nüüd vist läks, et enne teda läks Joosep Mesi ja nüüd tuleb Joosep Sankman siis 10. kohal. Joosep Sankman on hetkel kuni 23-aastastes siis 4. kohal, kui Joosep Mesi on 3., Rait Ärm 2. ja Markus Pajur oli 1. No nii, Pajur, Loo, Kruus. No kolmik koos. No igal juhul ma julgen küll väita, Pajur on ikka väga julgelt selle sõidu täna ette võtnud, et nüüd oleks huvitav näha jah, et kui rahulikuks nad nüüd selle keelisöömisega selle võtsid, et mis vahega nüüd Gert tuleb, aga no Gert tuli igal juhul stardi-finišijoone peale, vahe oli juba 49 sekundit. No jah, et see on päris niisugune arvestatav nagu vahe, aga no seda on ikka omajagu jah, et siis Tarvis Ärm, need olid pigem seal juba 14 ja 20 sekki ja need vahed tulid nagu sellised suhteliselt väikesed sealt edasi, aga siin ikka see vahepealne ring anti ikka niimoodi minna. Jah, et ei paista veel Gerti. Igal juhul teine ring sõideti jah, siin hetkel küll sellise ajaga, et kui kogu sõiduaeg teise ringi lõpuks oli 24 minutit ja me mäletame, et esimesel ringil oli 12 minutit ja paar sekundit, siis järelikult teine ring sõideti alla 12 minutit. Nii, Markus Pajur, mis nüüd, kas kaamera on nagu midagi nüüd maha maganud? Ei, ikka tulevad koos. Tulevad koos. Kaamera nurk jah, korraks juba pettis sedasi ära, et tekkis tunne, nagu oleks Pajur sealt minema liikunud. Kaamera nurgast näha ka, et rahvas on ikkagi metsa alla ka läinud, et ei ole ainult siin Lähtegümnaasiumi või koolimaa platsi taga, et kus võistluskeskus asub, et nii, Sulev Lipp meil siin Sulev Lipp analüüsib ka, kindlasti tahaks ise ka sõita. Jah, Sulev on see, kes siis Markusele andis ratta selleks võistluseks, sest et hoiab silma peal, et Markus ära ei lõhuks. jah, et meil siin maanteeklubis neid paike jagada ei ole, et sai võistluseks ratta, sest tõsid on, et poisid, nagu ma ütlesin, enam tõsiselt seda maastikurattaklassi ei võta. Pajur Ärm, kuigi nii-öelda selle maastikurattasõidu tausta pealt ju tegelikult tulevad. Nii, Gert siis. Tundub, et kuidagi jah, et Gerdil on raske ka, et ikka keha ikka väänab ikka päris kõvasti, et see tõusumeetrika hakkab Gerdil siin ka jalale. Just. Kuigi jah, ilusti tuleb neid kohti, midagi ei ole öelda, et Kallamäge läheb see läbi ilusti. Just. Tarvis tuleb ja Ärm uuesti Tarvisi kinni püüdnud, et siin on nüüd raja peal on mingid kohad, kus Ärm tuleb Tarvisele ligi ja siis mingid kohad, kus Tarvis uuesti eest ära läheb, et mulle tundub just, et Tarvis liigub eest ära seal raja teises pooles, kus on nüüd hästi pikalt laugelt kogu aeg finiši suunas kergelt tõuseb, et seal justkui Tarvis liigub eest ära. No kehakaalu vahe ka meestel oluline, et mingi 14 kilo on praegu see tuua, ma arvan, et sõidab Gerdile lõpuks järgi ka, et vaadates seda niisugust kehahoiakut, siis Tarvisel ja Ärmil tundub see natukene lihtsam olevat kui Gerdil praegu, et võib-olla tõesti, et Gert ei ole ka harjunud niisuguse stardiga, et no seal ikka pandi valusalt kohe. Just. Kuigi no lõpuks see sõit kestab, nagu me ütlesime, 1,5 tundi, et minna on veel küll ja küll, sest 30 minutit alles sõidetud. Just. Aga Siim Kiskonen tuleb väga tragilt samamoodi. Et 7. peaks olema Siim praegu. Ja Siimu liigutustest oli näha, et liikus hästi ja Joosep Mesi tuli väga ilusti seda troppi nagu näha, et ka natukene paigisõidu taustaga Pärnu Kalevi jalgrattakooli õpilane on ja ka väga motiveeritud, et sportlasteid jätkata ja teeb korralikult trenni, nagu olen siis tal treeneri käest kuulnud. Nii, see on meil siis Kirill Tarassov. Tema liigub meil 9. kohal, siis, et kui Siim Kiskonen oli 7. ja Joosep Mesi 8, siis Kirill 9. Ja 10. peaks meil Joosep Sankman tulema ja nii ongi Viljandi rattaklubi mees Joosep Sankman meil siin rajal liikumas. Nii, ja 23 siis läksid meil kommentaatori bussi juurest mööda, peaks olema Kusti Reier ja siis number 8 Artur Kooser, et Artur siis, kes siin esimene ring hästi rahulikult võttis, on siis esimese konkurendi juba kinni püüdnud.
ja täpselt nii ta. Et ringi pikkus siis tuletame ka meelde, et see ei kokku lepitud meil siin omavahel, et 3,9 kilomeetrit on ringi, jah? Jah, leppisime selle kokku, et 3,9. Jah, et sõiduaeg siis peaks tulema siis eliidisõidul 1,5 tundi ja noh, niimoodi 11-12 minutit ringi, siis nad sõidavad ikkagi niisugune 6-7 ringi kindlasti. Nii, ja siin nad uuesti tulevad. Markus Pajur esimesena, Martin Loo teisena ja Peeter Pruus kolmandana. Noh, siin on nüüd näha, et võrreldes selle eelmise ringiga ikkagi võetakse ikka tunduvalt rahulikumalt, Ja, et kellelgi kiiret ei ole, et jõutakse isegi näed pudel haarata ja juua võtta. Mehed said aru, et tundub, et me oleme suhteliselt võrdses seisus. Just, et keegi, ju nad siis ikkagi proovisid ja tunnetasid praegu konkurentidel jalga, et kes kui hästi tunneb. Et. Jah, ja näha oli, et okei, nüüd on vaja natuke sõita, siis vaatame, kuidas väsimuse pealt keegi. Just. Aga igal juhul valmisolek on kõigil kolmel olemas, see on selge. Jah, aga nad liiguvad ikkagi kiirelt ka, et ega Kerti Jõer ei ole lähemale tulnud neile. Et. No seda enam, et 3 meest on 3 meest. Just. Et selle ikkagi sellist motiveeritakse üksteist ja teistmoodi ja ikkagi mingid vahetused üksteisele antakse ka sirgematel lõikudel. Just, ja Kert alles siin, et nüüd oleks huvitav näha, kas Peeter Tarvis ja Raiter on talle lähemale tulnud. Jah, siit samast lõigu pealt me peaksime selle nüüd ära nägema küll, et kas on tagantpoolt paista või ei ole. Nii, ja siin meil on pilt ilusti 8, et päris kaugel on juba kompanii Pajur, Loo ja Pruus ja kusjuures Pajur ikka vaatab jälle üle õla ja Loo justkui laseb vahet sisse, et see Lool ei ole lihtne nagu järgi minna, et päris ilus sõidab. Kõrvalpildist on nüüd näha, et kui Kert sai nüüd siia ülesse, siis Pets on alles all, et see vahe on ka päris piisav. Jah, et esimese hoogu seda kinni sõeta, see on selge. Jah, see on kindel, et nii, ja igal juhul täna on siis võistlus meil 7 ringi pikk. Saime jah info, et 7 ringi ikkagi tuleb kokku. Jah, see tähendab seda, et mehed on 3. ringil, selle läbi sõidavad, see on 4 veel. Et no seda on meil oma jagu minna, et saame näha. Nii, nüüd kui siin ilusti hüppesse tulevad Markus Pajur, Martin Loo, Peeter Pruus. Mis see Peeter Pruusi rattafirma on? Torpedo, jah? Torpado, jah. Torpado, et Peeter sõidab Itaalia profiklubis, kus Torpado Südritol MTB pro-tiim ja eelnevalt siis Martin Loo profiklubi ka, et Trinix Factory. Jah, ja Trinix Factory, aga Martin sõidab meil tegelikult Scottiga. Et ta on alati Hawaii Expressi poolt olnud toetatud rattur siin. Et seda ma praegu isegi kindlalt ei julgegi öelda, et kas tal on Scott. Oli. Küll terav silm näeb, et seal on ja teadja mees teab, aga et seal miski pärast need rattakirjad on kinni kaetud, aga Scott oli. Ja meil siin Kert Jõer tuleb, tema sõidab Cube'iga. Igal juhul 2 amordilistega enamus meil rajal on. Kas Markus Pajur oli hardtailiga või? Jah, et Pajurile siis laenatud rattana näol, et hardtail, noh, et päris hardtail ei ole, et esiamortel ikkagi oli, aga jah, et selle lähteraja peal, et kannatab ilusti sõita ka 1 amordilisega. No lõpuks võib see muidugi kätte maksta siin sõidu lõpupoole, et selle 2 amordiga ikkagi nii palju säästad energiat mingites momentides. Aga no minne sa tea, jah, minne sa tea. Nii, Egert Johanson ja Viljar Kannimäe on siis omavahel kokku saanud, mehed eliit ja mees juunior. Ja siin meil tuleb nüüd Peeter Tarvis ja Rait Härm ei jää kaugele. Rait Härm on seal samas sava peal. Kontrollib ilusti jah, et sõidu siis 5-6 praegu. Nii, ja sama koht jälle Kontuse, oli see, vabandust, ei olnud Kontus, see 16 oli meil. Kontus on meil jah, 16. 16 on meil Kontus, jah. Temal Oskar Kontusel täpselt sama nukk ja jälle. Et ju see siis mingi rööbas on sisse sõidetud, et natukene libiseb ära, et üldjuhul see niukaste kohtade pealt see trajektoor võetakse ikkagi 1 juti pealt, et nii, meil siin läbi akna tullakse tervitama. Nii, ja kellelgi siin nüüd tehniline probleem siis Ken Postil, et nüüd saab natuke joosta. Ja siin ei ole nüüd rattal kett on kuskile vahele tõmbanud. Ja siit jääb päris pikalt joosta, et jõuda uuesti tagasi sinna tehnilisse alasse ja oma 5-600 meetrit kindlasti. Ja tundub, et ta ei saa nagu vabahooga ka panna, et tehniline ala siis raja peal on neid 2 tükki, et kõrvalt nagu abi ei tohi osutada, välja arvatud siis tehnilises alas, et nii, ja tulevad ja Markus Pajur jälle nagu tuleb selline
Martin Loo nagu jätab iga kord kuskil koha peal nagu loole mõned meetrid, siis veereb järgi jälle tagasi. 36 minutit saab nüüd täis või on täis, et võetakse ikkagi suht. Nii, Peeter Pruus nüüd ründas, jah. Et nüüd on näha, ja Peeter võttis nüüd siit meie bussist mööda sõites, võttis siis juhtimise enda peale, et... Ma arvan, et Peeter nüüd teab, mida ta tegema läheb ja Peetriga enne sõitu leppisin kokku. Pets ründa 3. ringil. Okay, Lubas, teeme. No nii, vaatame. Et igatahes juhtpositsiooni ta nüüd võttis, et kas Petsile siis niisugune passimine nagu ei sobi või lihtsalt lepiti siis omavahel kokku, et teeme siis võrdselt tööd või nägi ta seda, et Martinil võib-olla ei ole nii hea päev, et läheb proovib uuesti kohe. Aga igal juhul ma arvan, et Martin jätab neid vahesid teatud kohtades juba sellepärast sisse, et ta tehniliselt on võib-olla osavam ja nende kurvidega saab oma enda mõnusa trajektoori minna, mida võib-olla teised ei oska. Just, et see ongi maastikussõidus on hästi oluline, et sa tead oma kiirust nendes kurvides, nendel lõikudel, et sa tuled seda kurvi teistega võrreldes tunduvalt kiiremini ja sa ei pea nii palju pidurdama, et siin samamoodi, et näed, ta oli laskumise peal oli nagu kergelt maas ja tõusu peale minnes oli juba järel. Nii ja siin tuleb Kerti Öör finiši alast läbi ja mis see kaotus meil nüüd on? Seda on minut 10 juba ja 20 sekundit peagi juurde tulnud. Vahe läheb suuremaks ja Kerdil ka keelipaks uus, nii et aimatakse ikkagi eelnevalt, tunnetatakse juba ohtu, et varakult juba süüakse siin. Ja, sest algus on ikka väga intensiivne olnud ja siin ikka mindi stardist sellise hooga, et midagi ei ole öelda, et pärast Oskar Kontuse peab viis viskama, et tegi selle sõidu kohe stardist põnevaks. Just, et nüüd oleks täitsa huvitav näha, et palju see vahe Kerdi ja Peeter Tarvisega ja 27 sekundit kõigest, et tegelikult see vahe ei ole nüüd küll, ei tea, mis kättesaamatu, et ja kas Rait Ärm on nüüd natukene ära andnud vist või? Tundub nii ja Rait Ärm tulebki siit ja Siim Kiskonen on ta kohe kätte saanud, et Rait Ärm on nüüd küll natukene vahet nagu käest ära andnud, et no julgen väita, et selle 78 kiloga selle raja peal ka kõige lihtsam ei ole, et kui Kerdi-sugune selline vana profi pagas on juba kaasas, et siis võib lubada, aga noore mehena tegemist on ikka pigem sprinteri kui maastikuratturiga, aga väga hästi siiski. Aga Siim Kiskonen 2.02 kaotust nagu liidritele, aga samas Peeter Tarvis on ju kõigest 35 sekundi kaugusel, et Siimu poolt ma arvan küll, et ise koos ta ka ju neid Siglobrossi sõitnud, et Siim on nagu niisugune võitleja ja kindlasti ta alla ei anna, et ma ei imesta, kui ta siin Tarvise veel ka kinni püüab. Siis lähebki nüüd, Peeter Tarvis läheb. Kuigi Peetri lõpuks vastu saada on ikkagi pooldistunnise sõidu peal juba keeruline. Pets on teada selline diisel. Pets sõidab ka, jah, et Pets sõidab ju, kõik ringid sõidab ühte auku, et tal läheb tunne võib-olla ainult paremaks. Ja. Nii, Rait on siin selgelt jäänud. Siin on kohe näha, kuidas mingid kännud viskavad õhku ratta ja siis maanduvad seal. Et kui... Aga tuleb ilusti ja Siim Kiskonen samamoodi, et... Ja ei, neil meestel veel seda sõidukiirust jagub, kuigi enam siis teravat minekut justkui ei ole, aga ei, Siim läheb ikkagi, vaatu kerge ülekandega, Siim üles kerib siin. Jah, et... Väga ökonoomselt üritab nagu minna, et väga kangutama ei hakka. Jah, ju siis juba ollakse ka nii punases, et ei taheta enam rauda panna, et proovitakse natukene ökonoomselt hakkama saada. Aga nii, kes meil on siit stardifinišis siis läbi läinud, samal ajal kui Kirill Tarassov siit nüüd läheb läbi 10. kohal. Ja nüüd peaks olema meil juunioride klassi liider. Egert Johanson peaks olema nüüd see poiss ja siis Viljar Kannimäe eliidiratturina tema sabas, et... Täpselt nii, Egert Johanson meil siis esimene mees juunior rajab, et päris tubi. Et noore poisi kohta pole üldse paha sõit täna, et... Jah, 11. siit tuli. Aga Paju Rikka tahab ikkagi ise ees sõita. Ja tundub, et Martinil natukene või ongi niimoodi, et sõidabki nii, nagu kui me ennem rääkisime, väikse vahega, et jätab vahe sisse. Ja, iga kord tal venib see 2-3 sekki kuskilt. Ja nüüd on näha, näed, et ta tuleb oma trajektoor, aga ei päris sabas nagu ei ütleks, jah, et... Ja siit on võrralt keeruline veel hinnangut anda, aga selge on see, et mingi sekund ikka on kogu aeg nagu maha jäämas. Aga tundub, et Pajur nagu ise praegu proovib seda tempot ikkagi teha. Ja, no peab ikka mees ennast hästi tundma, ütlen ausalt, kui ta kohe stardist niimoodi vajutas ja nüüd uuesti paneb loo proovile, et see on ikkagi fantast.
selles mõistes, et nii noor mees tuleb nii kogenud tüübile sinna praegu no, eks ma räägin, särki püksi panema. Eelmisest aastast on väikene tead kogemus olemas ka, kuidas see särk püksi käib, et jah, et see Martinil oli küll ebaõnne ka natukene sealt tsiklokrossi Estikatel, aga ei, igal juhul selles suhtes on see rada kihvt, ma olen rahul, võidusõitu on, et on millele kaasa elada. Et eelnevalt rääkisime ka, et see rada täpselt, et ta ei too nagu väga-väga suurt eelist nagu puhtalt nagu maastikurattakrossi sõitjale, et täpselt, et oled tugev inimene ja treenitud ja oskus olemas, saab ka hakkama. Et jah, nii Gert pani jala maha, et Gerdil juba tulevad väike eksimused sisse. Ja nüüd jäigi see hetk, et sa paned jala maha ja sul jääb see käiguvahetus jääb natukene nagu näed raskeks, et päris keeruline niimoodi üles mäge nagu seda rütmi hoida, et kui me eelmises seal tõusu peal Kirill Siim Kiskoneni nägime, siis kui kerge rauaga nagu tema sõidab ja vaadates siis nagu Gerdi nagu seda sõidustiili, siis et see cadence ehk see vändapöörete arv nagu on tunduvalt aeglasemalt. Just kui Siimul oleks topelt vändapöörded. Just, et üks ikka jah, ketrab, teine vajutab jõuga. Siin siis helvatreener Arno Lääne ja Dave Tamm siis ka kunagine jalgrattur meil. Nii, ja Peeter Tarvis siin liikumas. Et jah, niisugune 20 sekundit ikkagi, 20-30 sekundit ikkagi Gerdiga see vahe on, et ja tundub, et Rait ja Kiskonen ei ole siia veel jõudnud, nii et Tarvisel siiski on soliidne edu Rait Armi ja Siim Kiskonini ees, et see vahe ei ole sulanud. Nii, siit tuleb meil Rait ja kohe peaks tulema ka ju Siim. Aga selge on see, et Rait Peeteri tempos ei püsi. No nii, Siim läks selle ringiga, tema julge siit otse tulla. Huvitav küll. Jah, et kätte ta nagu ei ole veel saanud, et jah, eks see rada ole ka erinevad lõigud, erinevad tõusud, kuidas kellegile sobib, on ju, et mõne tehnilise poole peal annab paar sekki ära, pikema tõusu peal võtad paar sekki tagasi, et nii on. Nii, ja Peeter Pruus siis midagi on korraldanud siin ja tulebki üksi ja on ise proovinud. Kui seal nüüd kellelgi midagi juhtunud just, aga tundub, et ta lihtsalt pani gaasi, ta pani lihtsalt gaasi, jah. Ja ründaski 3. ringil, nagu mees lubas. No nii. Mees sõnast ärgas arvestada. Nii, teine asi nüüd ma hakkan kohe oma rahakoti peale mõtlema, sest ma lubasin talle ka hamburgeri pärast välja teha, kui ta võidab. Okei, ja nüüd on nagu huvitav, et kaua siis jalg maha. Aga kaua siis Martin Loo, kas ta nüüd läheb ise ka või ei lähe, et see on nagu huvitav, et kas tahab jah taga ajada Peeterit? Just, või tõesti tunneb nii hästi, et laseb väikse vahe sisse ja siis proovib ise rünnata ja Markus siis nagu maha jätta. Aga noh, eks seda nagu aga see on jõulise sõitja rada, et Peeter Pruusil kindlasti siin justkui on mingi eelis Martin Loo ees selles mõistes. Et seda me ennem rääkisime ka, jah, et Pets, pigem Pets tunneb ennast nagu päris hästi siin selle raja peal, et ja siin oli näha ka väike selline hüpeks ja näed, Petsil on mingi oks ripub käiguvahetajast, see on näha. Ja näed, mööda maad jookseb seal. Et seda ta seal natukene jalaga vist nagu üritaski midagi timmida, aga ja vaata, kui ebamugav võib sõita olla, kui mingi oks maad künnab ja häält teeb taga kogu aeg. Noh, nagu pedaleerimist ma arvan üldjuhul ei sega, et ta on käiguvaataja litri küljes, et oleks ta nagu hammasrataste vahel, et siis võib nagu ülekanne hakata üle andma, aga loodame, et see oks nüüd nii palju muidugi seda käiguvahetust ei sega, et pärast jookseb midagi risti seal. Nii, ja Martin Loo on läinud. Ja proovib kinni püüda. Markus Parujürga väike vahe sees. Ja, no ei, no ikka tundub kõik loogiline. Tundub kõik väga loogiline. Et nii peaks minema ainult, et nüüd Martin lasi Peetri küll juba teatud kaugusesse, et saame näha, kas nüüd Peeter on ka püüda Martini jaoks. Või hakkab see nüüd vahe kohe oluliselt suurenema või ei hakka. Saame näha. Jah, et siin on küll laskumine, on ju, aga sa ei puhka selle laskumiselt, kui nüüd Martinit ka vaadata, et ta tuleb ikkagi, näed, sadulast püsti, on ju. Nii, Jaan Kirsipuuta näha sealt lähtel tõusu otsas tulnud ka võistlust vaatama. Et jah, Markus on nüüd oli näha, et natukene niimoodi, et läks vist raskeks. Nii, siit tuleb meil Gert Jõejärg igal juhul. Ja nii, ja Peeter Tarvis ei ole tegelikult üldse kaugele jõe äärest, et see vahe on läinud väiksemaks, mulle tundub. Jah, aga Kiskonen ja Ärm nüüd omakorda küll, et ei paista isegi, et see vahe on nüüd küll, et sealt enam on väga keeruline Kiskonenil järgi tulla, et
No nagu öeldud siis jah, et Tarvis nähtavasti suudab seda ühte tempot hoida. Just, et teised on nüüd täitsa kadunud, et ja nii siis nende temposse läheb siin. Jah, et esikolmik on nagu praegu selga vahega eest ära, et Gerdil ja Peeter Tarvisel on nagu tagant nagu päris keeruline sinna järgi saada, aga just, et mida teeb nüüd siis Markus Pajur, et kas ta tõesti natukene tõesti siis esimestel ringidel pani üle või ei pannud, aga no Siim Kiskonil on korralik rimass, mees pingutab korralikult. See on korralik pingutus praegu, et võitleb elu eest, et see tõusust üles saada, aga väga säästvalt sõidab, väga kerge ülekandega ja selles mõttes nagu targalt, et ei hakka oma lihast ära tapma. Ja Rait Härm on siis veel omakorda Siim Kiskonenist maha jäänud, et jah, nii ta on, et Markus Pajur siis on pidanud laskma Peeter Pruusi ja Martin Loo siis endas kogenevad mehed nüüd mööda ja vahega jälitab. Gert Jõeäär, Peeter Tarvis, siis tuleb Siim Kiskonen, Rait Härm, et Kiskonen on siis Rait Härm, mis meil vahepeal mööda läinud, nemad siis 6-7 ja 8-9 peaks olema Joosep Mesi ja Joosep Sankmann, aga nende kaotus juba oli enam kui 1,5 minutit siis stardifinitsialast mööda minnes Siim Kiskoneniga eelmisel ringil, et nemad juba tulevad tunduvalt kaugemalt. Ja et kui nüüd eelmist sõitu, naiste sõitu vaadata, siis olid need vahed ikka väga-väga pikad, et siin see 1,5 minutit nagu ei olegi midagi, aga jah, et tase on nagu kõvem ja ühtlasem, et Pets läheb ilusti pehmelt, et tundub, et nagu sai oma nagu selle rütmi kätte ja sellega ta nüüd lõpuni sõidab, et kuidas nüüd konkurendid, et kas annavad järgi, et Pets nagu selle vahe nüüd lõpuks kinni sõidab, aga nii. Pruus hoiab vahet Looga praegult, et kui Martin Loo tuleb selline 5, ütleme natuke enamgi sekundit kaotus siin, siis Markus Pajur igal juhul nüüd enam selles tempos kaasa jaksab minna. Just, et Markuse jaoks on nüüd see tempo läks nagu paljuks. Jah, aga no pakkus 3 ringi ikka vinget lahingut meestele ennem kui alla vandus. Jah, et siit nüüd bussi juurest esimesed 2 mööda läksid, siis siin telepildist on ka näha, et ega Petsil nüüd see gaas nagu väga põhjas ka ei ole, ja samamoodi Loo, et eks nad näevad ja tunnetavad ka seda konkurentsi ja seda kiirust ja vahet, et Martini puhul ka samamoodi, et kui sa oled väikse vahega taga, et ei ole mõtet seda niisugust maksimumkiirendust nüüd selle jaoks teha, et Pets eest kätte saada, et lihtsalt vaikselt oma tempoga edasi ja tunnetab seda, et küll ma ta kätte saan. Jah, nii on, et sinna Viljar saab omal naised pudelit, aga ei saanud pudelit kätte aga pudelikorvis nagu tundus, et pudel on ikkagi olemas. Ju siis ei ole kohe nii kriitiliselt vaja ka. Aga vaata, milline vahe juba. Peeter Pruus tuleb siit alla, kui Markus Pajur alles läks, et siin see vahe nüüd oluliselt kärisenud. Ja siin oli nüüd hästi näha, kuidas Martin Loo tuli ikkagi tunduvalt parema trajektoori ja sõidutehnikaga kui Peeter Pruus seda kurvi, et julge väita, et selline tubli sekund. Just, et tõusu lõpus oligi Pets tegelikult käes ka, et ja ega Markusel nüüd ei olegi, et ta tuleb lihtsalt hoida ikkagi tempot peal, kui ta tahab ikkagi medalimängus olla, et oma hooga tuleb edasi sõita nüüd. Just, et Gert Jõeäär ja Peeter Tarvis, et ega need seal taga alla ei anna, et eks neil ole ka taga info olemas, et eest on nagu ribadeks ja Markus on jäänud, et aga hetkel on see vahe on nagu päris piisav, et siin on ka näha Rait Härmi ja Markus Pajuri isad on toitluspunktis kollaste särkidega poistele juu andmas, et tulid kaasa elama, et kodune tugi on oluline, eriti noorte puhul, et saaks seda sporti teha. Ja siin tuleb meil Gert Jõeäär nüüd stardifinitsialast läbi ja no see vahe on ikkagi esikolmikuga ikka meeletu, sest esikolmik juba oli meil esimeses rajakaamera vaateväljast juba väljagi jõudnud, kui Gert Jõeäär jõudis alles stardifinitsialasse. 2 minutit ja 10 sekundit. Et seda on ju ühe ringi ja tunnub pea minut juurde. Et see vahe on jah korralikult kasvanud. Nii, number 25 siis meil. Pärnu Kalevi spordikooli rattur, jah? Jah, Ken Post. Ken Post, et
tema oligi see, kes siis meil tehnilise probleemiga jooksis, jah, et nüüd on lõpuks siis tehnilisse punkti välja jõudnud. Aga kus on Pärnu treener Kaido Juurik, teda seal ei ole enam. Teenindavat personali ei paista seal olema, et eelmistel ringidel küll oli, aga hetkel enam teda seal ei näe. Kaido oli siin rattaga kuskil trennis, ma arvan praegu. No ärme nüüd niimoodi avalikult taga kare. Aga pealtvaatajad metsa all on näed kõvasti, et jah, no selge see, et Ken Post nüüd võib-olla peabki katkestama. Aga jah, ei, siia on igale poole trügitud, et kaamera vaateväljas ka ees lausa. Nii, kohe-kohe võiks tulla, arvestades, kui ootusäravalt siin publik ootab. Nii, ja siin ongi Peeter Pruus ja Martin Loo selle vahelusse kinni võtta. Et see tandem nüüd sõidab ilusti 5. ringil juba. Just, et aeg läheb, et 50 minutit on juba ässadel sõidetud, et aeg läheb kiiresti. Väga kiiresti. Väga kiiresti. Ja, 51.37 siis on praegu võistlusaeg. Nii, nüüd siit ei olnud hästi näha, kas Ken Post nüüd sai omale liikuma, et abi sealt teeninduspunktist ei saanud, aga siin tuleb meil Siim Kiskonen nüüd. Jah, et võtab ka niimoodi, et ikkagi Viljandi rattaklubi pikk treener Jaanus Tasane, mehel pikkust, ma ei tea, ligemale 2 meetrit. Nagu korvpallari muutus seisab seal. Hea ülevaade kõigest. Jah, aga siit jah, liidrid esimesed 2 lähevad siis praegu nagu omas tempos, et noh, näha on, et siin ka nagu päris täiskäiku ei panda, et tööd tehakse kõvasti, aga päris niimoodi punases ei panda, et mulle tundub näo järgi vähemalt praegu Pruus olevat nagu mugavam tunneb ennast jah, et see on praegu hea öelda, aga näo järgi küll jah, et Pets nagu tunneb ennast paremini. Aga no mine sa tea, Kassi Hing, Martin Loo, et siin ei ole tehtud midagi. Siin oleks nagu huvitav näha, et kas Martin nagu ise ka nüüd veel proovib või ta tunnebki ennast nii raskelt, et ta ei tahagi enam proovida. Igal juhul Markus Pajur on nüüd siia jõudnud. Ja noh, ütleme, et vahe ei ole väga pikk, et ta sõidab ikkagi oma tempos edasi. Ja saame ringi lõpus näha nüüd palju kaotus võrreldes Kerti Veer ja teiste tagant tulevatega on, et kas püsib heas tempos või on see tempo tal raugev, et selge see, et Pruus pani mõnusalt juurde vahepeal. Et ka Martin Lool oli tegemist, et järgi saada talle. Nii, siin meil Joosep Sankman ka läks nüüd stardi-finissi alast 9. Tema kaotus juba 5 minutit, et kui Rait Tärm sõidab 8. kohal, Joosep Mesin Raidu kätte saanud, sõidavad koos seal paaris Akendina U23 poisid 7.8. Siis järgmine U23 poiss on 9. 4. kohal sõitab Joosep Sankman, jah, ligi minut vahet siis. Et Joosep hetkel 4. kohal U23, et saab näha, kas see medal veel tuleb püütavasse kaugusesse või ei tule. Igal juhul ka Kirill Tarrasso peaks ju varsti nüüd tulema siit. Ja tuleb meil ennem Viljar Kannimäe ja Egert Johanson siis läks siin lahtiste Kirill tundub, et on natukene järgi andnud, et võtab rahulikult. Ei jaksa. Et Egert Johanson peaks siis olema minu andmetel praegu juuniorite liider. Jah, nii ta on. Just. Tiimikaaslase Kirilli panema ja kogenuma igal juhul praegu karistas ära. Ja noh, siit Kirill nüüd meie juurest läheb nüüd küll niimoodi mööda ja hoiab isegi säärest kinni, et kas jalad on juba poisil krambis või? Üldse ei imestada, tunnen Kirilli ka siin läbi 23-aastaste koondis ja tal oli pidevalt probleeme jalakrampidega, et täna selles kuumuses väga terav sõit, et võis vabalt juhtuda. Jah, võttis osa ka Elva tänavasõidust eelmine nädalavahetus, ta ütles ka peale, et ta katkestas lausa ja ütles ka, et jalad on kuidagi väga kanged, et ei tea. Aga jah, kindlasti see tänane sõit, ega see lihtne ei ole, et no jah, seda stardikirjandust, mis siin tehti esimene ring lausa ja 2 ringi, et seda ei oleks oodanud. Just. Et pandi väga vihaselt. No ajavahed on ka nüüd kerisenud niimoodi, et 14. koht Gert Järva siin 6.35, esimese ringi sangar meil Oskar Kontus 6.29. Jah, et siin on ega varsti on niimoodi, et hakatakse juba ringiga ka saama vist või? Ja, no 6,5 minutit, noh, esimeses sõidavad 12 minutit siin ringe, tulevad 2 ringi jääb veel, noh, vast jah, osad saavad, mitte kõik. Ja Peeter Tarvisit ilusti jälle minemas. Nii, kes meil siit siis stardi-finissalast nüüd läbi on tulnud? Siin on meil tulnud no läbi nii, ja pilt on jälle ja Peeter ei jäta ja tundub, et tõesti, et nagu Martinil on kergelt ja vaatame, mis ülekandega jõuliselt Pets tuleb ilusti, et Martinil on tegemist taga püsida. Just, et see
et see ongi niisugune, see lööbki siin selle raja peal vahe välja, et sa saad tulla ikkagi tõusu peaaegu jalg välja Martinil, väike sadulast tüpiga. püsti saad ikkagi tõusu lõpuni välja tulla, et need tõusud ei ole nii pikad. Et see kindlasti Petsil on eelis, et ta niisugune tugevama jalaga nii-öelda on Peeter Pruus kui Martin Loo. Et ja esimesed mehed ongi ringiga saamas, nii just, nagu ütlesid. Et siin, nii on. Ja seal tuleb ka Markus Pajur meil. Et ja ei ole kaugel üldse selles suhtes. Et see vahe ei ole kärisenud, jah, et ta ikkagi on täitsa head tempot hoidmas, et lihtsalt Pruus ja Loo peavad olema teises klassis selle rajaga, see on selge. Just, et ühed on ikkagi spetsialiseerunud ikkagi maastikusõidule ja protokollis, stardiprotokollis on ikkagi klubi nimed on ka ikkagi Trinix Factory ja Torpedo Süd-Tirol MTB, et mõlemad siis profiklubi esindajad. Et selge see, et siin ütleme, Pajur andis vägeva lahingu neile. Tegi sõidu kohe huvitavamaks. Jah, et see on nagu äge, et muidu olekski nad kaheki siin võib-olla siin oma sõitu teinud, aga ja tõsi ta on, et võib-olla ka see varustus ei ole Markusel niimoodi ära timmitud selleks sõiduks, et ka seal on kindlasti arenguruumi, et nagu sai räägitud, siis kahel esimesel on ikkagi puhtalt selliseks olümpiakrossiks mõeldud rattad. Markuse laenas ratta, et saada siia starti tulla, et ka seal on kindlasti rattasport mõnes mõttes on ka natukene tehnikala, et mitte küll olulisel määral, aga mingil määral siiski. Ja Peeter Pruus tundub, et ikkagi väga nagu hästi kontrollib olukorda, et ta ei rabele praegu üldse pingutama täiega, ma vaatan, võtab käigu välja jälle, puhkab rahulikult, laseb, vaatab, kuidas Martin peab jälle järele talle, ütleme seal siblima. Jah, et pigem vaatad, et Peeter Pruus tunneb ennast nagu väga hästi praegu, et see enne sõitu jutt, et jalad olid nädalases kehvad, et see siin täna ei toimi. Markus Paru juurde tagasi tulles, et see aasta ju ikkagi enamus ajast on ju ikkagi ta olnud ju maanteeratta peal ja ma ei tea nüüd palju ta siin seda maastikuratast sõitnud on, et võib-olla 2 käe sõrmedele ainult üles lugeda või mitte rohkem. Täpselt nii ta on. Just, et siin ise ka olen ju siin Eesti karusselli sõitnud, et siis kui veel Tallinnas trekk oli, et maantee peal tegid ettevalmistus ära, siis sõitsid ühe maratoni, siis tegid ühe maanteevõistluse ja siis sõitsid XCO Eestikaid, siis panid paigi ära, võtsid trekiratta, läksid veel Tallinnasse trekile, et see on, et kõike ei saa, et no noorte jaoks on see hea arendav. Noorte jaoks küll jah, aga ma olin juba siis eliidiklassis, et oli päris nagu keeruline, et selge see, et siin tahad tippsporti teha, siis päris nii enam ei saa. Just. Ja aga Peeter ja Tarvis ei ole Kerti Jõerele lähemale tulnud. Jah, see vahe püsib, tundub, see vahe püsib, et suhteliselt viisakalt, ütleme, respekteerivad neid ajavahesid meil need mehed siin täna rajale, et ka Markus Pajur tundus, et liikus endiselt ikkagi heas tempos, et ei olnud ära vajunud, lihtsalt Pruus pani oma jõu maksma seal ja sõitis selle vahe sisse, ja loo suutis hetki seda tagasi sõita, saame näha, kas Peeter ründab uuesti või mitte. No siin on ikkagi hästi näha, et maanteemeestel on ikkagi raskema ülekandega ja jõuga ikkagi minnakse, et sadulast püsti ja no Gert on ka selline jõuline jalgrattar, eks ole. Just, et Raitärmi sõidustiil on ju täna praegu täpselt sama, et võetakse ikkagi sadulast püsti neid tõuse. Raske ülekandega raiutakse. Just. Et kui siin oleks ikkagi niisugused pikemad tõusud, siis kindlasti niimoodi sadulast püsti keegi ei roni, et võetakse ikkagi kohe sadulasse ja üritatakse ikkagi võimalikult kergelt kerida seda tõusu. Jah, sest muidu lihtsalt see jõug raugeb poole tõusu peal. Siin on nüüd näha erinevad sõidustiilid, et üks tuleb täiesti niimoodi kerides. Jah, Siim Kiskonen hambad ristis siin pingutab tulla neid tõusukohti. Aga samas ei ole niimoodi, et ei ütleks, et ta nüüd tunduvalt aeglasemalt sõidab Kerti Jõerest, et ma arvan, et see vahe on ikkagi sama, et ta liigub samas tempos, aga siin tagant tuleb Joosep Mesi päris hästi, et saame näha. Finišijoone pealt tulid läbi, siis 36 sekundit oli Mesi Kiskonenist maas. No ütleme, praegu oli umbes sama nähtavasti. Et aga Joosep Mesi liigub ka väga hästi. Liidrid siis tulevad ikka koos. Praegu ei võeta nagu väga kiiresti seda asja, et Peits vaatas korra üle õla ka. Vaatas, et mis nagu Martinil on, mida me nüüd siin teeme. Et mis meil siis sai, 5 ringi sai täis, jah? 2 ringi minna. Ja tund aega täpselt. Siis tähendab seda, et võistlusaeg tuleb meil kuskil tund 25. Jah. No umbes nii.
et alla 1,5 tunni natukene. Et praegu siit kommentaatori bussi juurest liidrid mööda läksid, siis seda laskumist võeti ikka väga-väga rahulikult, et noh, siin telepildis on ka nüüd näha, et ja sinna valmistutakse just, et siin läheb nüüd jah, varsti läheb andmiseks. Et Martin Loo isa vaatab üsna tõsise mureliku näoga, et ei ole siin täna selle Peetri vastu midagi nii lihtne. Markus Pajur siis 3. ja 38 sekundit ei ole üldse palju, et jah, see, ütleme, vahe on ikkagi kasvama hakanud, aga mitte nüüd sellisel määral. Jah, aga ega esiots nüüd ei pane ka, mis teab hullu ka seal, et siin ratturid saavad aina ringiga. Ringiga maha saa, jah. Rait Tärm oli 24. Ka siin juba Pajuri käest. Nii, jälle ei saa pudelit kätte. Jah, tundub, et tal isal on ka natukene kehv tehnika, et laseb pudeli ennem lahti, kui poiss kätte saab. Teist ringi järjest ei saa pudelit kätte, et see võib isegi kurjalt kätte maksta. See võib väga kurjalt kätte maksta, et kui juua ei anta, siis on keeruline. Et õnneks on 2 teenindavat kohta raja peale. Sama ringi jooksul ja kilomeetri pärast saab uuesti proovida, et siis vast klapib. Nii, siin on näha stardifiniši alas, meil ka väga liikumist ei näe, sest inimesed on kõik metsa vahel. Et mets rahvast täis, et siin nagu koroonakriisi aeg, et linnapildis inimesi polnud, aga metsa vahel kohtus küll kõiki. Just, et sai ka ise siin moodne olnud koroona ajal, et sain ka esimest korda rabas käidud. No ma olin õnneks enne koroonat ära käinud. Okei. Aga siin Markus Pajur siis meil läks ja number 24 Viljandi see on siis ringiga saaja Tauri Toom meil. Ja, et tegemist siis juuniordega ratturiga. Ja siin paremas servas siis Martin Loo isa mõtlikult. Ja, täna see nii lihtsalt siin ei tule, et Pruusiga on tegemist. Ja no tõsi ta on jah, et kui me võtame nüüd tüüpiliselt XEO rajad kõrgmäestikust või sealt ütleme Alpidest kuskilt, siis seal seda ütleme kivist tehnilist laskumist on oma jagu, kus sellise tehnilise osavuse saab panna maksma. Meil siin loodus seda niimoodi kätte ei paku, et siis peaks kunstlikult ikka kõvast vaeva nägema, et müts maha. Aga siis Narva Vohov siis Seffies, kes on seal ikka sellised asjad valmis ehitanud. Ja, et Narva jah, et Voova on ikka seal kõva töö ära teinud ja ega Valga Hobusemäe täpselt samamoodi, et Rock Gardenid asjad, et seal tuleb ikka juba see tehniline pool ka välja, et kui Rock Gardeni peal ikkagi 10 sekundit iga ring ära võtad, siis see minut on väga lihtne tulema. Aga Eesti meistrivõistluste raames ütlen, et see lähterada on väga kiht, sest vähemalt toimub võidusõitu ja igal inimesel hea õppimise rada, et julgeb peale tulla ja julgeb sõita ja juba neid, ütleme, nüansse õppida. Et see ongi, et täpselt, et kuidas siis võtta, et kas see meie Eesti Vabariigis siis peaks olema nagu nii hullud rajad, et osaleid on 3, siis teised sõita ei julge. Just, või et siis niisugune lähtesugune rada, aga mina isiklikult pooldaks nagu seda lähtevarianti rohkem, et kuigi ma ütlen, et ongi Valga Hobusemäe ja Narva on ka väga ägedad. No ütleme nii, et radu peab erinevaid olema. Just, et ongi võimalus, kes tõesti nagu spetsialiseeruvad rohkem maastikurattasõidule, et neil on võimalus ikkagi sõita kuskil tehnilistema radade peal ka. Ja need, kes alles teevad esimesi samme, siis saab siin väga hästi õppida. Saab siin väga hästi õppida. Aga jah, võidusõidu mõistes on ikka üliäge, et ma võin küll nüüd täna võistluskorraldajana, üheselt võistluskorraldajana väga rahul olla sellega, et meil on võidusõit. Just. Ja siit oli eelnevalt nüüd näha, et kui Kerti Jõer läks tõusu, siis Peeter Tarvis tuli alles siit tagant, et see vahe on ikkagi päris pikk, et Kert sõidab kindlalt 4. positsioonil ja Peeter Tarvis ei ole lähemale tulnud. Nii, ja siin nüüd siis Peeter Puus ja Martin Loo ikka endiselt koos ja Peeter tuleb ikkagi väga mugava ilmega, et kui Martin samas taga tundub, et natuke rohkem on hambad ristis ja natukene rohkem pingutab. Jah, et ega siin on eelviimane ring, ega siin poistel nüüd väga pikalt enam ütleme niimoodi, et oodata ei ole. No varsti peab proovima. Jah, et kuskil peab hakkama juba midagi juhtuma. Ja ega kui jääb finiši spurdi peale, siis Martin Lool on ka väga hea finiši kiirus. Jah, aga siin on niisugune kaval finiš, et ta tuleb nagu alla mäge ja siis on nagu tagasi pööre, et kindlasti peab see finiš olema juba enne seda platsi peale jõudmist olema tehtud. Et meil siin väiksed fännid ka, et Alo Jaakin meil siin klaasi taga tahab ka kommenteerima tulla, aga mikrofone meil paraku rohkem ei ole pakkuda.
Nii ta on jah, nii ta on. No eks ala kohe Eesti maanteeratturite juunioride koondise treenerina heidab ka siin pilgu peale, et mida hetke juuniorid siis rattarajal suudavad, et kindlasti siin nii mõnigi mees sõidab ka tal maanteekoondises, et ka selle aasta sellised tiitlivõistlused on ju pigem mägisemates piirkondades ja Henri Grünberg näiteks Porter Racingust on ennast siin sõidu alguses näitas väga hästi. Mingi hetkel siis tekkis äravajumine ja Gert Järva ja Oskar Kontus Smart-postist nüüd teiseks-kolmandaks tõusnud. Egert Johanson siis hetkel liidrina minemas, et siin protokollist leiame teistsugused nimed kui maanteevõistlustel ja tasub silmad lahti hoida, et nii me ka leidsime ju Rait Härmi siit maastikurattarajadelt üles ja nii lõpuks on ka see Markus Pajur maantee peale jõudnud. Jah, aga aeg läheb meil kiirelt, et tund 06, et on juba sõidetud, et eelviimase ringil siis võistlejad on, et lausa huviga nüüd vaataks, et kes kus midagi toimuma hakkab, et hetkel kaadris siis meil siis ainus Soome võistleja number 17 Aksel Rantanen, et meesjuunioride klassis. Ja igal juhul endal on ka selline äks sisse tekkinud, et kindlasti leian selle aja ja võtan ratta ja lähen sõitma. Ja jummal, muidugi lähme. Jah, aga saame näha siis, kes järgmisena meil siin pilti nüüd tuleb, kui Loo ja Pruus jõuavad varsti. Pilti tuli meil Karolin Tamsoo ennem üldse. Ja siin on metsa vahel on meil nüüd Gert Jõeäär, kes stardi-finissi alast läks läbi siis neljandana ja tema kaotus juba oli ka üpris suur Peeter Pruusile. Ja siit on ikka näha, et Gert ikkagi kangutab ikka sinna üles, et tunduvalt raskema rauaga sõidab kui muidu maastikuratturid. Ja, kui me räägime nüüd medalikonkurentsi, siis tundub, et Peeter Pruus, Martin Loo, Markus Pajur kindlalt medalid võtavad, sest kui midagi neil ei juhtu, sest Gert Jõeäär liigub rajal 2-minutilise kaotusega Markus Pajuri. Nii, ja siin jälle väike vahe on ikkagi sees Martinil. Ja, Pruus lihtsalt jõuga tatsub siit üles ja Loo peab kurja vaeva nägema, et talle järgi võtta jälle. Aga Martin sõidab jah, et juba mitmes ring, et väike vahe on tal alati, niisugune turvaline vahe on sees. Enne seda kohta tõuseb niimoodi pikalt selline lauge sinka-vonka jõuliselt vastu mäge ja tundub, et Peeteril seal jaks on ja seal ta selle vahe sisse rebib, et sinna tehnilisemalt tuleb allamägi, siis Martin jälle liigub lähedamale. Ja Markus Pajur, näed, ei ole üldse kaugel, et eelmise ringi lõpus oli 30 või 38 sekundit. Hetkel on see vahe, ma ütleks väiksem, sest tundub, et Pruus ja Loo natukene mängisid vahepeal taktikamängu, võtsid rahulikumalt. Aga pea 40 sekundit on ka juba niuke vahe, et sealt ikkagi annab tulla järgi. No sealt ei tule kuhugi, see on selge. Et siin tuleb ainult säilitada rütmi ja finišini liikuda. Nii, kas see on siis meil ringiga saaja? Siin oli ringiga saaja, Pruus on jälle väikse vahega ees sinna. No Loo on sabas. Päris tuules ei istu, jah. Et siin sileda peal oleks Loo kui ta saaks seda tuulekotti ära kasutada enda jaoks, et siis natukenegi taastuda Pruusi tuules, aga... Ja siin on nüüd näha, et üks läheb sadulas, teine läheb püsti, et Loo peab ikkagi rohkem, mul on niisugune tunne jah, et Loo peab natukene rohkem isegi praegu tööd tegema kui Pets, et Pets tunneb ennast väga mugavalt. Jõudu tundub rohkem olevat, jah. Just, et sõidustiil on nagu Petsil vaata, et parem, et näed siin jälle, et Loo püsti. Jah, et Pets läheb nagu sadulas. Ja kui sa suudad sadulat sellist istumist jõuga minna või sellist tõusu minna ja istudes, siis seal on ka juurikad, ma tean, et püsti peal tagune ratas tahtmata natukene kipub ringi käima, samas istudes on sul kogu jõud tagu ratta peal ja vead ennast ilusti üles, ehk on tegelikult nüüd natuke ökonoomsem sõidustiil. Just, aga ma räägin, et kui Pets peaks nüüd sadulast püsti tulema ja mõne tõusu niimoodi täiega panema, siis ma arvan, et... Martinil pole vast midagi vastu panna. Näed, kus Martin hüppas, võttis hüppega kohe järgi uuesti, et nii sealt tagant on... Põnevaks siin läheb, võidu peale läheb põnevaks, jah. Ja saame nüüd näha, kus Peeter siis selle rünnaku ette võtab, igal juhul viimase ringi peale see asi jäetakse. Ja seal on meil ka juba Markus Pajur pildis, et Pajur ei ole liidritele juurde kaotanud. Et liigub ilusti, et kindlalt pronksi suunas ja ma arvan, et ei ole Markusel, kui ta siit pronksi võtab, ei ole häbi kaotada ka niisugustele meestele. Jah, kuigi nüüd suu oli päris lahti ja ahmis hapnikku, et lihtne tal ei ole. Noh, niisugune jah, natukene 10 minutit, 15 minutit on vaja veel kannatada,
et sõiduaeg on meil ka juba siin tund 10, et lihtne neil ei ole, et Selge see. Et tund aega täis, siis tegelikult need glükogeenivarud, mis stardis sees olid, need on juba kõik mängu pandud ja keele ja sellist spordijooki on vahele vaja, et seda energiat juurde saada. jah, et see maastikurattasõit, see nõuab seda, et nii, ja Gert Jõer meil siin tuleb jõuliselt püsti peal, küür seljas, et jah, sõidustiilide erinevus on ikkagi märgatav. Ja see koht on nüüd juba nii sisse sõidetud, et ainult sealt tullaksegi, et ega enam ringiga väga ei minda. jah, et ringiga saaja oli meil Tauri Toom, kes lasi väga viisakalt siis Gerdi tagant tuli ja mööda, et ei takistanud. jah, et no viisakas on jah, et kui sul tagant ikkagi tuleb juba sealt ringiga, et sa hoiad kõrvale, et sõitu võidu nimel ei takistaks. Just. Ja rattakultuur kui selline üldjuhul Eestis ikkagi on okei, et tagant, kes on ikkagi saanud ringiga, lastakse viisakalt mööda ja rattaspordi seltskond Eestis on üldiselt väga kokkuhoidev, eks ole ka meie väikese riigi eripära, et kõik tunnevad kõiki ja kõik on kõigi sõbrad. Just, et kui midagi valesti teed, siis kõik teavad ja kui hästi teed, siis ka teavad. Täpselt nii, et kui minna Euroopasse, siis seal igal juhul minuni on alati jõudnud eestlaste kohta selle koha pealt kiidusõnad, et hoida nii kokku omavahel, et suurriikides nii kokku ei hoita, sest see sisekonkurents on juba nii vihane, et seal üritatakse ka, ütleme, teinekord tiimi sees üksteisele ära teha, siis eestlased tiimina koos välja lähevad, siis nad ikkagi hoiavad väga kokku. See on selge, et selliseid staare ja isiksusi lööb vähem välja. Nii, kui meil eelmised ringid liidrid tulid täpselt tunniga, siis peaks kohe nad jõudma ka siia finiši alasse ja jääb siis neil viimane ring, et täitsa põnev oleks nüüd vaadata, et mis siin siis toimuma hakkab või on juba toimumas. Jaa, et väga põnev, kui viimase ringi peale jääb selliste meeste vahel nagu Peeter Pruus ja Martin Loo. Nii, ja finiši kella siis kohtunikud ka helistavad, et see tähendab, et viimane ring. Ennustasime tund 25 ja võib-olla tuleb kopikatega alla. Võib-olla tuleb, oleme palju neid taktikamänge siin Pruus ja Loo mängivad või nüüd hakatakse nüüd esimesi tõuse kohe täiega panema, et saame näha. Nii, siit nad tulevad nüüd siit tehnoalast uuesti mööda. Siin enam pudeleid viimasel ringil kas enam ei jagata. Jagatakse ikka, pakuti vähemalt. Ei tea, kas siis võistlejad ise teadsid, et ei tohi võtta või tohib, et igal juhul Peeter Tarvis on meil nüüd siin uuesti pilti püütud, et temal veel siia stardi-finišijooneni on tulla kõvasti. Jaa, et siit jääb seal see tõus ära võtta veel ja siis veel kilomeeter, et Markus Pajur läks ka messit nüüd bussist mööda, et tegelikult see vahe 35 sekundit tegelikult, kui nüüd esiots tõesti nüüd andma hakkab, et siis Markusel varianti ei ole. 35 sekki on püsinud mitu ringi nüüd. Jah, et kindlasti nad hakkavad, et jõuvahekorrad siin kuskil nüüd paika pannakse siiski. Saame näha, nii, nüüd esimene oluline tõus. Peeter tõusis ka nüüd püsti siin, vajutab kõvas pedaalida ja Loo ilusti kannul, et saame näha, saame nüüd näha metsa vahele, et kui nüüd kaamerapilt läheb metsa vahele ja sealt see tõusunukki tulevad, et kas Loo nüüd peab vastu sellele Pruusi tempole? Jah, et siin on tegelikult nüüd ongi, et üks esimesi aastaid üldse, kus et niisugust põnevust nagu jääb nagu viimase ringile, et tavaliselt on ikkagi Martin Loo selle asja nagu varem ära otsustanud, et see aasta nii lihtsalt ei lähe. Nii, ja siit tuleb Markus Pajur, et liigub ilusti. Kuigi tema puhul on juba näha, et ta on täiesti võimekuse piiril, et hõlmad lahti ja ahmib hapnikku nii palju kui saab. Et lapsevanemad ongi siin ka lapsevanemad, et Pajuri isa ja Peeter Pruusi isa ja Martin Loo isa ja kõik on käivad murelikult kõik ringi, et mis siin saab. Et ja siin läheb põnevaks, selge see. Nii, tehnoalas siis Urmas Karlsson ja Raivo Rand ka siis lahkuvad, et finišis juba valmis varakult, et parimad kohad seal raja ääres ära võtta. Jah, võitja on ju vaja vastu võtta siin tseremooniaga. Nii, kes meil siin nüüd raja peal? Kristjan Randma või? Kristjan Randma, jah. Nii, ja lapse vankritega siin raja peal veel joostakse, et ka finiši suunas ruttu. Nii, meil siis tund ja 15 minutit ja 12 sekundit sõidetud. Sel ajal, kui meil on läinud ainult esikolmik läbi siit ju.
rohkem ju hetkel siin tulnud ei ole. Kerti peaks nüüd kohe siin ootama ja jah, vahe ju oli ikkagi juba 2 minutit. just. Et seda vahet on parajalt. Nii, ja siit ta tuleb meil, Gert Jõeäär. Cofidis X-Prof, nüüd siis juba aastaid siin maastikukorrata maratonidel võite noppimas meil kodukamar. Aga XEO päris maraton ei ole, kuigi jah, nüüd Peeter Pruus muidugi maailma tippklassist maratonisõitja teeb olümpiakrossi spetsile hetkel siin ütleme istumise kuumaks. Jah, et Pruusile jah, et me eelnevalt rääkisime ka, et see rada on nagu tegelikult Petsile sobilik ka, et just selle sõidustiili poolest ka, et kui me eelnevalt nägime, et kuidas Pruus nagu läheb jõuliselt tõusu ja Loo läheb sadulas, siis Petsile peaks see nagu rada sobima, jah. Nii on. Nii, seal on siis tõusu peal 18 peaks meil Janek Robin Kukk olema, et Sigvard Kuke poeg, et Sigvard Kukk on ju ka esindanud Eestit olümpiamängudel XCO sõidus. Täpselt nii ja oma lastele siis kõik nipid, trikid kindlasti selgeks õpetanud. Just. Aga siin on näha, et siin nagu teravust nagu praegu hoitakse peal ikkagi, et minnakse ikkagi teravalt, et nii ja ei, Martin ei lase seda vahet enam naljalt siin sisse, et siin see lõpp läheb põnevaks. Ja ka Pruusil on nüüd suu juba korralikult lahti, et ei ole enam päris nii mängeldes. Eks see distants hakkab mõjuma. Varsti on jah, et tund 15 on juba sõidetud, et ma ütlen, ega Martin Loo on kõva kassihingega vend, et ega siin ta nii naljalt Petsil ei anna mitte midagi. Kuigi sõidupilt on võib-olla ühte rääkinud kogu aeg, siis ega see lõpptulemus võib hoopis teissugune olla. Aga praegu on näha jah, et sõidetakse ikkagi päris kõvasti, et tagasi seal väga ei hoita. Et nii, rahvavoorud tulevad siin raja pealt, liiguvad finiši suunas, nagu kaamera pildist näeme. Et siin jah, tahavad kõik näha, et mis siin nüüd lõpus siis saama hakkab. Et nii, siin on meil siis Viljandi poiss. Ringiga maha saaja, et Tauri Toom meil siin. Nii, ja Markus Pajusuk sama koha peal, et ei ole oluliselt aega juurde kohtanud. Liigub hästi ja kindlalt pronksi suunas, et siin ju tundub, et niisugust kukkumist nüüd kindlasti ei ole, et nüüd tagumised kätte saavad, et vahe on turvaline ja oma tempoga kindlalt lõpuni on pronksmedal taskus. Nii ta on. Siim Kiskonen läks meil siit ka nüüd läbi, et 6. siis, kui Gert Jõeäär liikus meil rajal 4. ja Peeter Tarvis 5. siis Siim Kiskonen meil siin 6. liikumas ja siis võiks varsti ka Joosep Mesi ja Rait Tärm jõuda siia stardi-finiši alasse. Saame näha, seal on ka juba olulised vahed ju, et mehed liiguvad juba minutiliste vahedega, et Joosep Sankman samamoodi omakorda minut, Rait Tärm. Jah, et Siim Kiskoneni kaotus 5.08, et see on 6. koht. Noh, iseenesest ei ole ka paha, et siin on ju Martin Loo vahepeal mingite trasside peale aastatel on näitanud, et niisugust võimu, et teine koht kaotab siin 3 minutit, et jah, et see aasta siin päris sellist mängu ei ole. Just, et tegelikult ei ole nagu väga hull, et nii, sealt meil see Siim tuleb, et ja ma vaatan, see rada on ikka väga selliseks sõidetavaks ära läinud ja kivikõvaks, et kõik need kivid, juurikad, kõik on juba välja pestud ja ei ole seda pehmet pinnast seal väga, et lihvitakse lõpuks ikkagi rada ära, jah, et nüüd saab julgelt, kes Tartumaa Jõgevamaal elavad, tulge Lähtele sõitma, igal juhul rada on sisse seetud. Et siin rada on soe. Rada on soe ja nooli enam vaja ei ole, sest jälgi ainult sõidurada ees ja see on nii kuidas sisse meil seal juunioride klassis praegu seis on, et juunioreid ka siin vahepeal ära ei unusta. Egert Johanson meil endiselt ja kindlalt sõidab siis esimese juuniorina ja raja peal 11. positsioonil siis praegu. Ja 30 sekundit on Smartposti duo Gert Järva ja Oskar Kontus, et need Smartspordi-poisid on päris tublilt koos siin liikumas. Et jah, et arvestades, et juuniori klassis, et 1,5 tundi on vaja sõita, et siin võib tegelikult veel siin viimasel ringil ka veel midagi juhtuma hakata, et 3 minut sekki, et ei ole palju. Siin see haamer on kerge tulema ja nüüd Peeter vajutab. Nüüd on jah, pannakse. Nüüd saame näha, mis siin saab. Ja Martin ka ikkagi, näed, see on vaatab, kontrollib, Pets kontrollib. See on ikkagi jah, et Loo on kassihingega midagi ei ole. Maha ta ei jää, aga siin käib ikka tõsine andmine, et siin nagu tagasi ei hoita. Ja saame näha nüüd, et kui ta selle nüüd ära kannatab, mis see lõpukiirendus siis meestel olema saab, kes selle paremini välja mängib.
siin ei ole midagi öelda, et ei imesta, kui lõpuks ikkagi Martin Loo oma võtab. No eks paistab, et ega Pets nüüd ka nüüd Ei, no. nii niuke vend ei ole. Ei alla ta siin ei anna midagi, et pigem jah, saame näha, et kui ta jääb siin ikkagi viimase kilomeetri peale, siis võib kõiki juhtuda, et seda ei tea enam kunagi. Ennustamine on jah niuke tänamatu töö, aga jah, et Tartust näed rattaga inimesed kohale tulnud. Nii, ja nüüd on küll, nüüd Pets paneb ja nüüd on näha. See on nagu vahe on sees. Martin Loo on kukkunud nüüd kuskil. Info tuli meile, et Martin Loo kas tõesti kukkus selle laskumise peal. Jah. Nii ta on, jah. Loo on eksimuse sisse lasknud ja kukkus, nii et siit nüüd Pets läheb, tundub, et võtab selle võidu ära. Jah, et siit on nagu Martinil tõesti praegu väga raske nagu järgi tulla, aga see näitabki seda, et rada, et eksimused tulevadki väsimuse foonilt. Et Martin juba rippus tükk aega seal. Jah, et on näha, et ikka pingutati ja seda vahet Martinil on küll praegu väga raske. No kui nüüd Peetril ees midagi juhtu, siis Martinil on väga raske seda kinni sõita, see on selge. Et Pets peaks ka nüüd nagu kindlamalt sõitma, et see just see hüppekoht, mis meil nüüd kohe tuleb. Nii, kaamera igal juhul magas maha meil, nii ja Bruus tuleb. Ja siit jääb nüüd natukene üle kilomeetri oli siit, et ongi kilomeeter veel minna. Ja ei, vahe on selge, et siin ei ole Martinil enam midagi teha, et siin on Bruus on selle võidu võtnud. Ja Martin on loobunud. Martin lasi eksimuse sisse, jah, et siin enam ei saa konkurentsi Petrile pakkuda. Ja Markus Pajur tuleb seal kindla 3. koha peale. Nii, rajal on meil päris palju rahvast olnud, sest siit kommentaatorite bussist igal juhul korralik inimvoor tuleb meil mäest üles metsast välja finissialasse, nii et rivi ei lõppe, jah, siin oma selline tubli 70 inimest, ma ütleks ilma järgi kokku siin pika sirge peale, et see voor tuleb siit metsast välja. Et Markus Pajur oli ka siin nüüd kindla peale juba läinud, et sättis juba sokke paika, et kiiret poistel enam ei ole, et sõit on nagu tehtud, et turvaliselt kindlalt üle finissijoone nüüd vaja tulla kõigil. Ja telepilt meil veel siin ootab siis Gert Jõeäärd nähtavasti, et Gert veel ei ole jõudnud siia kaamerapunkti. Samal ajal kui juba siis Peeter Bruus ja Martin Loo on tulemas finissi peale. Kui nüüd Peeter finisseerib, eks me proovin ta jälle kinni püüda ja vaatame, kas saame ka Peeterilt mõned kommentaarid, mis ta siis kostab selle kohta, et jalg kõige parem ei olnud nädala sees. Et tänaseks päevaks vist oli juba kõik normaliseerunud ja oli oma treeningutest ära taastunud. Igal juhul rasket treeningul kerge võistlustel. Jah, aga põnev lõpp, et see ongi, et üks eksimus ja oledki kulla mängust väljas, et no nii on, jah. Jah. Aga eks see käib rattaspordi kui sellise distsipliini juurde ka, et nii, seal meil on siis Gert Jõeäär tulemas, et kaamera ilusti ootas meil ära 4. kohal sõitva Gert Jõeäär. Ennem kui saame siis pilgud nüüd finissi sirgele pöörata ja nad tulevad. Ja peaks nüüd kohe nüüd see kaamerapildi äkki saame ka finissi sirge peale ära. Nii, Kaspar, ma jätan sul nüüd korraks üksinda, lähen vaatan, kas saan Peetri kätte, et seal antidopinguga ma vaatan napp alt ja Madise võib-olla napsab eest. Kivilo Madisest äkki napsad ära, et lähme proovime. Nii. Ja finissi sirgele nüüd siit on küll kuulda rahvaõisete saatel, et Peeter Bruus tuleb finissi poole. Nüüd saime pildi ka ja no nii, ja tuleb kindlalt välja teenitult, et ütleme nii, et kontrollis ka päris hästi sõitu ja tehtud. Väga tubli Peets, palju õnne. Nii, siin on nüüd meil keegi ringiga saaja veel vahepeal ja tuleb Martin ka, et õnneks niisugust tõsist kukkumist ei olnud, et päris katkestama pidi, et kindlalt teise kohaga üle finissijoone. Mul siin samast on no nii. Kohe püüda Peeter, ole tule lähedamale. Nii, Peeter Bruus, täna siis õnnestus Eesti meistriks tulla Martin Loo ja nähtavasti 3. tuleb Markus Pajur, et kuidas kommenteerid? Stardist mindi ju kohe väga valusalt minema. Ja Markus pani kohe 2 esimest ringi ikka väga valusalt. Et ma mõtlesin, kui nii edasi paneb, siis on ikka jama. Ei saanud kohe käima ja ega need 3-4 ringi oli
natuke raske, kuna kolmandal Martin üritas rünnata seal tehniliste kohtade peal. Seal sai ikka punaseks korra tõmmatud, aga siis Pajur tõmbas pärast hoo maha korra veel. Ja siis ma nagu üritasin pärast oma tempoga kontrollida, et korra sain vahega eest ära ka. Aga siis tõmbas ikka nii happesse, et ma mõtlesin, et sõidan rahulikult, võtan oma tempo, ootan Martin järgi ja üritan nagu lõpuni ees hoida, et niisugused kohad, kus ma panin sellise kärnasema ette, et ma vaatasin, et eksis mõnes kurvis veits. Ja ma sain seal nagu vahet sisse ja lõpus ta kukkuski seal liivakurvi peal, kus oli niisugune trepp väike, et seal ta kukkus ja siis oli kõik. Siis ma panin kõik ja üritasin ilma riskita tulla lõpuni ja ikka panin veel lõpuni välja, nii vist tuli, et lõpuks tuli ära. No pikalt üritatud, et Martin Loo oled nüüd selle raja peal siis Eesti meistri korduvate võitude pealt droonilt lükanud ja ise siis saad selle XO särgi selga, aga sinu põhirõhk nüüd ikkagi läheb edasi maratonide peale. Jaa, et praegu ei tea ju, no ma olen selle üle väga õnnelik, et ma polnud seda võitnud eliidis 10 aastatest Martin võitis järjest, aga üldiselt ma olen jah maratoni peal rohkem, aga see aasta on niisugune imelik aasta, et siin saan ka maanteed jälle sõita, et ega see ka vastu nagu ei ole, et eks vaatame, mis siin, kas see koroona läheb üle või ei lähe, et enne augusti lõppu nagu suuri maratone ei toimu. Et järgmine on nüüd Eesti meistrivõistluste maratonis, et 2 nädala pärast see on nagu aasta põhieesmärk selles suhtes Eesti kalendris ja ootame veel tiitlivõistlusi, et kas need toimuvad või ei toimu. No see aasta siis esimesed suured tiitlivõistlused sul nähtavasti maantee peal, et Jaan Kirsipuu valis su Eesti eliitmeeste koondisesse siis Euroopa meistrivõistlusteks Blue's augusti lõpus, et mida selle ostad, et korra oled käinud, said positiivsed emotsioonid sealt, et mida seekord sealt ootad? Jah, et see on nagu ühe korra tehtud, et nüüd see aasta loodan spetsiifiliselt valmistuda, et proovin hea ettevalmistada, et peaks saama ka palktuurile, et siis saab jala kiirus sisse ja Eesti meistrivõistlused ka on nädal enne Euroopaskaid, seega et ma arvan, et vorm nagu on tõusuteel ja nüüd on nagu eesmärgid ka ees, et 1,5 kuud või 2 kuud on aega, et nüüd on nagu siht silme, et nüüd tuleb valmistada ja ma arvan, et sinna ikkagi pean kõrgete sihtidega, et kui vaatame, kes seal liider on, et kas aidata või siis äkki saab ise midagi ära teha, et kuna profiil peaks nagu teoreetiliselt olema sobiv. Igal juhul palju õnne ja täname sind ilusa esitluse eest. Aitäh! No nii, saidki esimesena kohe jaale. Jah, seekord lähtusin professionaalsemalt ja läksin surusin ennast kohe vahele. No väga õige, ega see kommentaatori töö peabki selline olema, et jah, et praegu esimesed 3 on tulnud, et Kerti ajalt veel ei ole, et vahed on päris pikaks ikkagi lõpuks sõidetud. No siin on näha Peetril ka siis tugimeeskonda isa näol. Andis joogi kätte ja ka antidoping on juba kohal. Et siin viiakse meile parimad mehed proovi ja Markus Pajur siin tuli õnnetlis ka siis võidumeest, et Pajur ise täna 3. mees. No nii, Kerti Jõer ka finišis. Kerti Jõer siis 4. Tundub rahul olevat, et sellise pingutuse peale, et 4 minutit. No nagu Peeter ütles, siis algul pandi kohe selline vile peale, et andis endalgi järgi minna. Just, et Pajuri liigutus oli ikkagi alguses ikka väga võimas, et ta nii julgelt ikkagi peale läks ja lõppkokkuvõttes ütleme nii, et ega ta väga palju ei kaotanud ka, et sõitis päris hästi. Ja võib-olla oleks tal keeruline olnud nende meeste vastu lõpuks ja pigem siis kustutas kohe algusega kõik ülejäänud konkurendid ära ja kindlalt 3. koha peale tulla. Just, et seda et mis taktikaga keegi peale läheb, et nii on. Nii, siin on näha meil ka siis Kerti, ega jah, Kertil sellise raja peal nii või naa juba see kehakaal hakkas mängima ja siin on näha, et Martin ja Peeter ka finišis väga sõbralikult omavahel saavad läbi ja räägivad sõidu nüansid läbi, et no näha oli jah, et seal hakkas Martinil ka väike väsimus kuhjuma ja seal eksimuse tegi, aga Peeter näitas mulle ka ilusti oma esikummi, mis oligi pandud natuke suurema mustriga täna, et saaks neid kurve paremini painutada liiva sees ja selle tundub, et enda kasuks ka väga hästi ära kasutas. Jah, et kindlasti ega see on ka mingil määral natuke tehnikasport, et kõik need rehvid ja rattad ja mängib päris suurt rolli. Igal juhul. Nii, siin on meil Peeter Tarvis nüüd tulemas siis 5. finišisse. Ma arvan, et Peeter võib ka rahul olla. No sõber Peeter Pruus võitis, et 2 Raplamaa meest,
et koos nad käivad ju trennis kogu aeg ja suured sõbrad juba ammustest aegadest. Just. Et jah, et Peeter Tarvisi poolt ka korralik sõit, et ei olnud nagu midagi. Nii, siin nad pildis on, siin on ka rajameister Jaanus, Robi ja Jaak Mae kuulamas, mida siis siin meie tippmeestel ühelt on peale finišit, et ilusti siis jah, Trinks Factory tiim on pildis meil, Martin Loo number 1 siis startis, et tegemist oli valitseva Eesti meistriga ja näeb, põlv on verine, et mees on korralikult ikkagi põlve maha saanud. Just, et noh, niisuguste kiiruste peal, et jah, ja need harrastajate sõidu Joonas Maanurm naudib täiega elu. No taastaseok näpus. Just. Siin on igal juhul jah, hea kaasa elada, kui enda sõit tehtud, see on selge. Täpselt. Ja noh, ilmaga ka ütleme nii, et parim ilm üldse, mis siin maastikurattal võib-olla pakkuda on. Et nii, ja siin tuleb meil Siim Kiskonen siis 6. koha peale. Jah, ka väga hästi sõidetud sõit, et algul magas maha küll stardi. Aga ikkagi hea, et ma arvan, et Siim võib oma sõiduga ka väga rahule jääda. Jaa, kindlasti, et maanteemees ju siiski, nagu ka siin paljud teised, kes nüüd siin tulemas on. Aga huviga ootaks veel juunioride sõitu, et jah, ennem siit puldist lahkuda ei tahaks, kui on selge ka meil juunioride võitja ja seal rajal Kalevi jalgrattakooli Egert Johanson oli 11. liikumas. Just, aga seal oli 30 sekundit oli ainult vahe, et see vahe ei olnud teise kolmandaga ei olnud nagu väga suur. Jah, ja Smartposti siis rattamehed Gert Järva ja Oskar Kontus olid need 2 poissi, kes siin tagaja rollis olid ennem, et saame näha. Ja nüüd tuleb siin Joosep Mesi. Joosep Mesi on 7. kohast ilusti kinni hoidnud. See tähendab seda ühtlasi, et Joosep Mesi saab kaela kuni 23 aastast hõbemedali. No nii. Et Pärnu Kalevi jalgrattakooli kasvandik on teinud tegelikult väga südika sõidu. Just, et hõbemedal pole paha esitus üldse. Ja tundub, et on rahul ka. Ja ei no ma arvan, et siin jäeti kõik rajale ja ei olegi midagi öelda, et mis see võitjaaeg siis tuli? Tund 24 minutit ja 25 sekundit. 35 sekundiga panime puusse. Jah, et ei, selles suhtes läks hästi. Et meeste underite koha pealt siis peaks praegu olema 3. oli Rait Ärm, et vaatame, kas Rait ikkagi võtab oma medali ka veel siit ära või mitte. Nii, siin on Kirill Tarasov, kes siis juba lõpus võttis üsna rahulikult seda asja, et tal see asi niimoodi õnnestunud nagu vaja. 8. koht Kirillile siis. 8. koht Kirillile Kalevi jalgrattakoolist ja nüüd on oodata siis finišisse suure tõenäosusega seal Rait Ärm, Joosep Sankman ja peaks varsti tulema ka Egert Johanson. Nii, Joosep, ei, see ei ole Joosep Sankman, see on veel Viljandi juunioride klassi rattur, kes on saanud ringiga. Nii, ja Rait Ärm tuleb sealt. Ja võtab siis MU pronksmedali. Ja, Raidule siis 3. koht. Cycling Tartule siis 2 medalit. Kuni 23 aasta vanustes, jah. Ja siin on nüüd siis tulemas veel Joosep Sankman nähtavasti ja peale Joosepit peaks juba tulema juunioride klassi esimene, nii et saame oodata põnevusega. Siin vahed küll nüüd olid juba minuti kaupa, et ootame ära. Nii, siin on ka Artur Kooser meil tulemas, Joosep Sankman nüüd tuleb. Joosep Sankmani finiš peaks nüüd olema, jah. Jah, Joosep siis 10. tänasel sõidul, U23 4. mees. Ja nüüd peaks tulema meil esimene juunior sealt. Vaatame jah, et ajaliselt jah, et praegu on ju juuniorid meil olnud ju rajal juba tund 35, et päris pikalt saanud kühveldada. Jah, et siin eliidimehed olid jumala kastis juba, et mis siis veel juunioritest, aga täitsa põnevusega jah, et kas Egert Johanson siis tuleb ja võtab siis juunioride kulla või mitte. Just nii. Nii, loetud sekundid ma usun veel ja siis me juba saame targemaks, kes on meil Eesti juunioride meister. Siin on ka Smartposti särgis finišis näha. Et kõik elavad aktiivselt kaasa jah, et kes kus mis, et kõiki nagu ootavad, et juunioride klass on ka juba päris tõsine võidusõidu masinaklass nii-öelda, et juunioride meister ikkagi maastikuratta krossis on et päris niisugune tegija poiss juba tegelikult. Jah, et see on arvestatav tiitel. Siin on ringiga saja meil tundub. Nii ja see on nüüd Viljandi rattaklubi
poiss, kes siin saab ringiga. Kusti Reier peaks olema number 22. Johannes Tiirats oli üldse, just number 22, jah. Nii, siin tuleb veel Viljar Kannimäe Ja ja tuleb- Egert Johanson just- tulebki, just, nii, ja kas saab võtab- hõlmad ka veel finišist kinni või ei saa. Ei, liiga palav on täna. Ei saanud hõlmasid kinni. Liiga palav ja tuleb Igal juhul Eesti meister siis Juunioride juuniorides. klassis, jah. Jah, et ei olnud siin Smart Posti poistel võimalik et Gert Järva ja Kerti Oskar või- Kontus siis omavahel jagavad siis juunioride hõbeda ja pronksi. jah. Nii ta on, nii ta on. Et kui siin viimasele ringile nad läksid, siis nad olid Gert Johansonist 30 sekundit ainult maas, siis praegu ütlen küll, et see vahe on ikka tunduvalt pikem, et Egert Johanson on teinud korraliku lõpu. Ja see vahe on jah kärisenud, et see on läinud suuremaks kindlasti selle viimase ringiga. Aga no ütleme niimoodi, et see, mis Oskar Kontus siin stardikiirendusega tegi, et no see oli ikka No võimas. nii, juunioride teine siis. Ja kellega meil siis nüüd tegu on, et silm seletaks number 26. Ei, vabandust, 20. Number 20 Number ongi. 20 ongi meil siis Gert Järva Smart Post tiimist juunioride hõbemedali võitja ja kolmas peaks siis olema Oskar Kontus. Jah, ootame ka Oskar Kontuse ära, sest Porter Racingu Hendrik Rümberg oli ka rajal, aga tema juba kaotas 1,5 minutit eelmisel ringil Smart Posti poistel, et tema sinna vahele ei ole, ma arvan, trüginud. Nii, siit tuleb veel üks Viljandi noormees. Jah, tema sai ka ringiga nähtavasti. Et see on ringiga saanud. Number 23, Kusti Reier on tema. Just. 22, ennem oli Johannes Tiirats. Nii, ootame siis. Ja sealt tuleb siis esimese ringi Sangara Oskar Kontus, kes siis juunioride pronksi võtab. Et sõiduliider vahepeal. Jah, nii ta oli, nii ta oli. Igal juhul oli väga põnev võistlus ja väga meeldiv, Kaspar, oli sinuga seda sõitu kommenteerida. Sama siin, et ma esimest korda seda tegin, ütleme niimoodi, et kella 10-st 5:30, et aeg on läinud üllatavalt kiiresti, Jah, päev on otsa saanud lennates. Just, et väga, väga põnev ja väga hea kogemus ja tänud kutsumast. Igal juhul järgmise korrani ja Eesti meistrivõistlused, ma usun, maanteesõidus Keilast kantakse samamoodi üle ning hoidke aga Delfil silma peal, sest 20. august on Eesti meistrivõistluses grupisõitudes ja samuti võimalik jälgida siis juba maanteemeeste tegemisi. Suure tõenäosusega meie tipud Kangert, Taaramäe, Räim, Nõmmela, Vahtra, Laas stardis. Ja kindlasti meie need paigiprofid eesotsas Peeter Pruusiga samamoodi on kohal, ja kindlasti annab lahingut. Kindlasti annab seal lahingut, nii et kohtumiseni ja minge nautige rattasõitu vahepeal. Aitäh teile ja kena päeva!